be us. We beat special. We step back. We finish strong. From the top. 1, 2, 3. KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi Ülar ja minuga siin täna Kallaste, Hendrik ja Jan. Jõu. Tere. Jõu. Me saame hakkama, ma sain õiget nimetööd õiges järjekorras ja samas järjekorras öeldi tervis ka, väga hea. Suurim küsimus oli see, et kas me ütleme samas järjekorras seda. Jah, ja kelle kõige suurem delay on vaata, see on ka teine asi. Aga täna siis oleme tagasi nüüd, Kallaste on siin ja Hendrik ja Jan on üle pika aja mõlemad, sest et Hendrikul oli selline lahe idee mingi ammu kevadel kirjutas meile, et vaadata põhimõtteliselt tänase episoodi eesmärk on anda kõikidele meeskondadele, kes eelmine aasta jõudnud play-offi, praeguse seisuga natukene nagu positiivset vibe'i. Et nagu miks nad jõuavad see aasta play-offi, sest et mis ma kalkuleerisin, et iga aasta 6,8 meeskonda keskmiselt on uued play-offis, kes ei olnud varasemal aastal on. Et NFL on, aga kuna nad muutsid seda play-offi asetuse süsteemi, siin mõned aastad tagasi siis protsendile nii vähe, aga peaaegu pooled meeskonnad vahetuvad iga aasta play-offist on, kes varasemal aastal ei ole olnud ja siis käimegi üle need 18 meeskonda eelmine aasta, kes ei jõudnud play-offi ja panemegi nagu 2-3 sellist suuremat asja, nagu suuremat põhjust, et miks nad jõuavad play-offi see aasta. Ja ilmselgelt mõne meeskonnaga lihtne on ja seal nagu Ravensi fännid on meil siin, Chiefsi fännid on ju, aga siis me peame kuidagi välja mõtlema, kuidas positiivsed olla Miamiga, et see on juba tema ette katsumus. Ja me teame seda randomilt ka, ehk siis me ei tea, mis meeskonna me saame, ehk siis neid argumente saab huvitav olema, et igaüks saab randomilt ühe meeskonna ja siis hakkame ka arutama ja siis vaatame, kui täppi me saame. Aga see on lahe asi, siuke vinge episood peaks täna tulema, aga siis kõige lahedam asi on tulemas 2 nädala pärast, kui on siis 25 juuli, Ämari külje all on siis meie 1, 2, 3, 5. suvepäevad. Äkki? Ei, 4. vist ikka. 4. vist, jah. Kusjuures ma käisin eelmine nädal Kuressaares ja siis sõitsin mööda sealt, kus me esimesi pidasime. Või nagu sealt kandist. Laimast läbi. Või sealt kandist. Ma vaatasin üle põllu, et me kuskil siin, siis mõtlesin, seal vist või? See hea meelestus. Ja Kallaste tegi uues kiirusrekordi Kuressaare tänavatel kesklinnas, on ju? Ja ei, nagu kui mul oleks need 2 õlut, kui mul poleks Dan Smith jalas, kui ma oleks soe, ma jooksin 29 Kuressaare kesklinnas, head politsei järgi ei tundri. 29 kilomeetrit tunnis, vapsi, 10 kiiruse piiraga. Mul on video ka, kui keegi tahab näha. Video proof on olemas. See on nagu Michael Scott ja see Office'id stseen, vaata, kus auto see oli esimene asi, mis mul pähe tuli. Ma nägin neid mingid väiksed poisid, et seal mingi mõõtsid aega, oi, 18, ma mõtlesin, kuule, davai. Aga jah, siis meil suvepäevad, see on kõigile Ameerika jalka fännidele Eestis, et kui on vähegi huvi, tahate tulla veeta üks tore päev meiega, see on erinevad võistlused, õhtul on erinevad muud lahedamad tegevused ka koha peal, saab ööseks ka jääda, kui tahate, et siis lihtsalt andke meile teada, siis me saame teile edastada kõik informatsiooni, kõik on tasuta, lihtsalt tulge kohale ja saate hunniku selliste natukene imelikud inimestega aega veeta, sest et eks me kõik on meid kiiksuga, et me seda imelikku sporti jälgime, aga teisest küljest päris vinged inimesed ka koos, et siin on ka üks punt nendest juba, kes Hendrik vist saab ka esimest korda see aasta jõuab kohale. Kindlasti jõuan. Jah, et siis Jan tuleb ka, et siis et see info on kõik olemas tegelikult, aga lihtsalt küsige meie käes, et meil on lihtsalt vaja teada, kes tulevad, siis me teeme arvestada, sest palju me kogu teeme. See suvepäevade asi on nii lahe, sest siiamaani üks nagu lahedamaid asju, mis minu arust selle podcastiga tehes nagu on kaasa tulnud, et esimesed need suvepäevad olidki Saaremaal ja siis ühel hetkel Jan Joonas Pevkur ja George tulevad lihtsalt kuskilt autost välja, ütlevad, et kuule, me kuulame podcasti, tulime ka, vaata, mõtlesin, et see oli nagu esimest korda see, et me saime nagu ise, mingi Paaveli ja Kaupoga räägid, vaata niikuinii, aga siis tulid inimesed, kes ongi nagu NFL-i fännid ja avastasid ja selles mõttes, et siin me nüüd oleme Jan Joonasega siin ma ei tea, mitu osa juba podcasti teinud, et väga lahe, et jah, tõesti, kui olete natukenega Ameerika jalgpalliga seotud ja kui teil on sõpru, kes tahavad olla seotud või on, siis lihtsalt andke märku ja tulge läbi, et grillime ja chillime ja nillime ja kõike teisi asju ka. Ja siis muidugi teine variant, kuidas saab selle mänguga veel lähedasemaks saada, on ise proovida seda mängida, siis flagi variant on olemas Tallinnas on ja Haapsalus, et täiesti heal tasemel Euroopa mõttes poisid mängivad, Kallaste ja Jan on suured ninad seal meeskonnas. Euroopa tasemel täiesti. jah.
Tallinn Bay Ballers ja siis Haapsalu Hüänid, et seal kindlasti läbi meie või siis otse läbi nende sotsiaalmeedia leiate kontakti üles. Ja siis samuti Tartu Titans mängib siis täiskontaktiga Ameerika jalgpalli 9-9 versiooni siis Balti liigas, kus neil tuleb nüüd see nädalavahetus on ju suur mäng eelmise aasta finaali rematch Kaunasega, et sellest, kui ma just õieti lugesin, siis sellest vist live feed ei tule kahjuks, aga story'd tulevad üles ja nad ütlesid, et nad üritavad võimalikult head tööd teha siis selle Baltic liiga enda Instagrami ja Facebooki kontoga, kus peaksite nägema stories ega enam-vähem mängu käigus saab aru, et see on suur mäng, esimest korda Eesti, mitte spordi, aga võib-olla Ameerika jalgpalli ajaloos, siis pool meeskonda lendab kohale, nii et noh. See on päris, ma olen selle jaoks kõige rohkem hyped üldse, et lennukiga saab kohale minna. Aga eks me... Ja sa oled ka Kallastik, on ju? Ja eks me proovime neid klippe teile sinna või proovime neid klippe contenti toota ka. Kallaste läheb, üritab ka mängida. Millal sa viimati kontaktiga mängisid? 2017 äkki või? Oli vaata see üks mäng oli Tartus mingi, vaata kus hakkas poole mängu pealt sadama, me ei mäleta kellega mängisime isegi. Monte Clarki, jap. See oli viimane. Olles flagis Kallastet üritanud katta, siis ma ütleks, et tank still kaarit. 30 kilti tunnis ikkagi vaata, ma ümardan juba üles, vaata, ma juba ümardan üles. Kes going on 30 siin otseses mõttes. Eerik on QB meil ikka ja noh, kui ütleme siin eelmine hooaeg võib-olla see receiverite koosseis oli üsna süke hõre, siis eelmine trenn oli meid mingi 7 või 8 tükki, et nendel edukatel läheb seal ikka käed-jalad tööd täis, noh, seal Normanid ja Konradid ja kõik tüübid ja Ott ja et noh, loodetavasti saame palli käima, saame ikka punkte skoorida seal ka, kaitse teeb niikuinii oma töö ära. No, Kaunas vastu on alati vaja match-upida seal ründeliinis ära õieti protection, sest nad saadavad hästi palju survet peale, hästi palju blitsivad, mängivad sellist naljakat kaitseskeemi, et kui me suudame selle avada, täpselt nagu finaalis eelmine aasta ka, siis see peaks olema Tartu mäng, aga ikkagi kõige suurem mäng, sest et kui Tartu selle kaotab, siis finaal on arvatavasti Kaunases, aga kui Tartu selle võidab, siis finaal on arvatavasti Tartus, mis oleks eriti mingi asi. Jah, et ma saingi aru, et seal pärast trenni oligi, et Kreeg ütles ka, et peatreener leedukad vast ei kuula seda niikuinii, et need Holmi poolfinaali ja finaali ajad on juba ammu paika pandud, et noh, väljak on broneeritud Balti liiga finaaliks, et meil on vaja võita seal laupäeval. There we go. Aga muideks, ma sain teada, meil tuli Norra kaitsekoordinaator jõudis kohale eelmine siin nädal ja siis mul on Norra meeskonnakaaslane jõudis ka kohale. Nad ju panevad Norras aastaringselt väljas ju. Isegi lihtsalt kühvetavad lume ära pohhu, et see on jää peale põhimõtteliselt see kunstmunu on jääni panevad. Ja siis ma mõtlesin, te olete ikka kõvemad vennad kui me. No MM-i vaatad, siis nad on kõik kõvad vennad seal. Ja laupäev saab väga huvitav olema, ütleme nii, et me paneme terve paari kinni. No. Aga mis me siin ikka latrame? Sorry, ühe asja peame ikka ütlema, sest ma unustasin peaaegu selle enne ka ära. Siis vaikselt me saime juba esimese divisioni siis hooajaeelse episoodi ajapaika, et kus siis me teeme AFC Northi, ehk siis meil on 3 külalist sinna tulemas, pluss ma saan jälle Steelersi fänni mängida, nice, et selle salvestusaeg on paigas, aga seoses sellega, kui sa tahad, oled huvitatud tulema ka podcasti kaasa rääkima enda lemmikmeeskonnast ja nagu siin ei ole mitte midagi nagu keerulist, sest me kohati tahamegi nagu fänni perspektiivi, mitte nagu, sest me omasturus peame ennast ekspertideks, et me võime seda rääkida küll, et kuule paberi peal on see hea signing ja see on bad signing, aga nagu just see fänni poole lahedam, et see kergelt illusional on mingi minu meelest, et kui seal on vähe huvi tulla podcasti sinna juuli lõpp, augustikuu vältel, siis andke meile teada, et saame loodetavasti kuidagi ajad paika, et saame, ja seda saab kõik online'is teha ka, et siin ei pea olema mingit koha peale tulekut ega midagi, sest noh, ma ise olen suuremas augustis Saksamaal niikuinii. Ja siis järgmine nädal on meil siis Ott Eerikuga veel see Euroopa episood, siis ülejärgmine nädal, kui on see suvepäevade nädal, siis see on jälle vaba, meil ei tule ühtegi episoodi välja, teeme veel ühe väikse puhkuse enne, kui hakkame rääkima siis NFL-ist iga nädal põhimõtteliselt, siis peale seda juuli viimane nädal on siis veel üks Euroopa episood ja siis augusti esimesest nädalast hakkavad tulema need hooaja eelvaated, ehk siis me võtame iga divisioni ükshaaval läbi ja meil tuleb siis augustikuus iga nädal 2-3 episoodi välja, et see, me peame Euroopas ka natuke rääkima, et see on siuke päris palju contenti tuleb augustikuus, aga samas see on ka kõige huvitavam aeg NFL-is, sest et kõikidel meeskondadel lootust ja teisest küljest kõigil ei ole ühtegi kaotust veel, kõigil on, võiti ka pole, aga pole hullu, kaotused on hullemad ja sul on mingisugune ootus olemas fännina. Et siis pange ennast valmis, et augustis tuleb väga palju contenti, aga me loodame, et paneme võimalikult vinget contenti, et teil kõigil on hea kuulata seda ka. What?
Lähme siis NFL uudist juurde, räägime siis NFL-ist, mis jooksul juhtunud on, on ju. Siis meil on hunnik veterane, signitud, re-signitud, retire-inud, üks trade oli isegi. Siis nendest extensionitest, signingutest, retirementidest või tradeidest Kallaste, mis jääb üldse midagi silma või on see midagi väärt, midagi nagu, mis lähevad üle siis selle läve? Kyle Pitts extension 3 aastat, 54 milkut, potentsiaali kui palju, ta on ikka mingi 16-aastane, nii et arengut on ka veel kõvasti ees. Ei, huvitav, selles mõttes Pitts on siuke low-key meem, aga et potentsiaal ja talent, me oleme ju vaata alates selle podcasti algusest, me oleme Kyle Pittsi terve karjääri näinud põhimõtteliselt, eks ju, et ja eks arvamused Kyle Pittsist varieeruvad seinast seina, aga ma arvan siiani, et seal on tegelikult väga hea püüdja sees, et lihtsalt nüüd on huvitav näha uus game, Stefanski, kõik see, et ma arvan, Kyle Pitsi roll seal Drake Londoni kõrval, ma ei tea, kas kasvab, aga ta on nüüd 3 aastaks Atlantas kinni, et selgelt temaga nagu arvestatakse seal. Ja mis on siis 3. kõige rikkam tight endi leping, et see on siuke, jah, minu meelest väärib ka ja see 3 aastane ei ole nagu pikka, et nagu ei pane Atlantat nagu täiesti Atlantal käsi lukku, aga jaa, see on hea point, et uus offensive koordinaator, uus peatreener samamoodi, et nagu potentsiaalselt uus quarterback ka, et vaatame, kuidas siis kui Tua või Penix ei suuda nagu numbritest väljapoole visada, siis seal keskel on üks Kyle Pitts, et ta peaks ikka saama natukenegi volüümi, on ju. Aga Hendrik, sellest listist on siin veel keegi, kes silma jääb? No võib-olla Kyle Pitsi ametivend Brenton Strange äkki või? Et tore näha, et tema sai ka uue lepingu. Mina olen suur usku jäänud temast umbes viimased aasta aega. Ja aga vaadates neid numbreid ka, siis paar milli vähem kui Pitts. Aga ma arvan, et ta võib nagu oma talendi oskuste poolest ikkagi võrdväärsel tasemel mängi olla Pittsiga. Et minu meelest väga hea samm Jaguarsi poolt ruutu tema leping ära teha. Eks näis, kas Parker Washington saab ka enne hooaja algust uue lepingu või mitte. Et tore, et nad vähemalt esimese venna on juba pikemaks ajaks endale kindlustanud. Ja nad draftisid vaata ka need 2 nagu siukest nagu blokkivat tight endi pigem, et tundub, et Strange, kes tegelikult ei ole ka nagu kehv blokk ja talle nagu see receiving game avaneb nagu ikka täielikult seal. Ja ta istus vaata aasta või 2 istus ju Evan Ingrami taga, vaata siis eelmine aasta sai nii-öelda starteriks ja ta ma pick-up'isin ta meie fantasy liigas ka, et siis ta tootis päris hästi mulle, ma ei tea, ja Hendrik, ta on sinu Dynasty meeskonnas või? Jaa, on. Juba eelmine aasta vaatasin, et tema on siuke hea breakout kandidaat, tore näha, et sai oma lepingu kätte, ootan ainult suuremaid asju. See on kõige parem asi umbes Dynastis vaata, et sa nagu 50-50 usud mängijasse, mul oli Alec Pierce'iga sama asi, et ta sai 30 milkut aastas, mõtlesin, okei, dai, sure. Ma ise ei oodanud ka seda ja nüüd ta on lõhki, aga muideks off-seasoniga mõttes ka, et hooaeg on varsti tulemas, siis andke, kui te tahate ka meie fantasy liigadega ühineda, siis andke teada, meil veel paar vaba kohta on ja potentsiaalselt võime 3. liiga ka avada, kui tahate, et see ei ole probleem, et eelmine aasta tegelikult huvi oli rohkem kui ainult 2 liiga jaoks. Aga Jan, on siit veel mõni nimi, kes on vaja läbi käia? Ei tore, et Cam Jordan ikkagi ka raha saab veel ja saab Saintsis mängida, et why not, tore veteran liider sinna juurde ja vast on viimane hooaeg tal ka. Mis ta on 37 või? 36 oktoobris vist, juulis just sai 36 jah? Ei, ta saab 37 kohe. 2 päeva pärast. Ja tal on tahtsid vist üle vaadata korra palju tal karjääri peale, säkke on 132. Palju. Ta peaks top time või kuskil seal liigi peal. Ta peab olema. Ja, ta peaks mingi top 6 äkki isegi tõusma see hooaeg, kui sa vist äkki 8 säkki või? Mis ta läheb Lawrence Taylorist kindlasti mööda. Ja ettepoole jääbki äkki. Jah, temal on 132 ja Jason Tayloril on 130, ma ei tea, 8 säkki, kui ta saab 8 säkki, siis ta on 7 all time. Okei, see nagu Hall of Fame, jah? Ma ei oodanud selliseid numbreid, või see ongi nagu see, et kui tüüp mängib mingi 15 aastat ja saab iga kord, see on sama asi, mis mingi Calais Campbellid ja siuksed, et ta on stabiilne, võib-olla seda nagu 20 säki hooaega ei ole olnud, mis kui palju tal on, eks ju, ja siis vaatad tagasi ja mõtledki, et näed, et läheb Von Millerist võib-olla mööda see aasta. Ja, Von Miller oleks pidanud teise meeskonda minema, eelmine aasta siis oleks võib-olla paremini, just see tuli välja ka siin ja siis Miles Garrett on Cam Jordanis 7 säki kaugusel. Jah. Ja see on sõge tegelikult ju. Sõge, jah. Ja Daniel Hunter ei ole ka kaugel, ütlen nii.
Siis üks retirement ka on ju, Joe Tyron Gionka siis retire'is ka, kes oli siis väga üper Ülar Palur. Potentsiaaliga vend, 2021 draftist läks Buccaneersi, siis ta oli veel Joe Tyron, kes ta võttis ema nime ka juurde, on ju, ja kunagi toiminud. Kahjuks, aga nagu potentsiaal oli iga aasta, ma olen teda sinna season preview'des sinna breakout kandidaadi alla vist iga aasta pannud, mis iganes meeskonnas ta oli isegi eelmine aasta, kus ta Brownsis või kus ta sainis, vaata, siis ma ütlesin, kuule, see ka hea nimi ju. Kuule, kirjuta, äkki tahab sinu kõrvale tulla. See on duore. Aga siis üks trade ka, siis Chiefs trade'is oma backup offensive tackle Vanja Morrise, kes oli siis enne eelmist hooaega oli siis potentsiaalselt üks nende starteritest, aga noh, ta ei mänginud nii hästi, ta läks siis Falcons siis drafti piki vahetuse arvelt siis, aga see on siuke väiksem sügavuse trade pigem. Siis mõningad mitte nii-öelda footy või noh, meil on kevad, sügis, mis on vahepeal suvi. Suvi on meil. NFL-i mängijatel on natuke liiga palju aega, siis ikka juhtub vahele, siis vahepeal Detroit Lions kaotas oma ühe väga talendika noore cornerbacki, sest et mis iganes ta korraldas oma Airbnb-dega ja mis iganes illegaalsed asju ta tekitas, siis lõppes sellega, et Detroit Lions lasi ta lahti ja siis praegu tal on, mis oli maksimaalselt 60 aastat vangis või mis söge number. Milku eest sai vist välja, tal oli Bale. Milku eest lasti välja, jah. See on juba söge, et Terrion Arnold siis, et Alabama kutt tuli paar aastat tagasi, esimese raundi pikk ka veel, aga noh, talenti tal on, aga eks näis, kui ta vangi ei lähe, siis NFL-i mingi meeskond annab talle võimaluse mingi miinimumi eest. No väidetavalt ju waiverites juba oli huvi tema vastu mingi vähemalt 3 tiimil olnud, midagi ta agent nagu oli lekitanud kellegi mingi reporteri kaudu, ma ei mäleta ka kust. Sest siin võib jälle tekkida vabalt see olukord, et NFL-i uurimine võtab aega, et Terrion Arnold võib-olla saab hooaja 2 veel NFL-is mängida, enne kui ta mingit karistust kandma peab, mis võib-olla ei ole, võib-olla ligitakse suht väikseks selleks ajaks. Siis teine asi, Hendrik, sa oled ajakirjanik ju. Mida sa arvad sellest, mis Brandon Ayuk on see viimase paari nädala jooksul teinud? Nagu, kuidas sa seda kommenteeriksid? Nagu, mitte siis nagu Ülari moodi, vaid nagu professionaalse spordiajakirjanikuna? Vot see on hea küsimus. Ma olen ise ka mõelnud, et mis tema nagu see eesmärk seal on, et kas ta üritabki nagu San Francisco otsustajaid nii nagu kettesse ajad ja nad lihtsalt lasekid ta vabaks, et ta saaks minna. See toimib minuga juba. Et ta saaks minna Washingtoni nagu kogu kevad ja kõik on rääkinud. Aga nüüd viimased asjad, mis ma olen märganud, ongi see, et nüüd ta vist juba beefib Jaden Danielsiga ka või? Et oli mingi draama, et nad enam ei follow teineteist Instagramis ja see oli vist kõik sellepärast, et keegi vist näitas Jaden Danielsile mingid videod sellest, kuidas Ayukil oli mingisugune crash out moment ja siis Jaden Daniels vist naeris selle peale või midagi või? Kas Ayuk umbes ütles, et su ema on mingi, Jaden Daniels ema on mingi agent ja manager, vaata ja kõik see ja siis jah, Ayuk ründas. See vist algas sellest, et kuskil, ma ei mäleta, kas oli, ühesõnaga kuskil avalikus kohas keegi küsis Jaden Danielsilt Ayuki kohta, siis Ayuk oli naernud lihtsalt. Või Daniels oli naernud ja siis Ayuk reageeris sellele Instagrami story'des, ütles talle midagi halvasti ja siis Daniels omakorda pani mingi Instagrami story, et not cool ja siis Ayuk sai väga pahaseks ta peale unfollow'is. Ühesõnaga mingi 15-aastaste draama. Ja nad olid koos meeskonnakaaslased kolledžis siis, vaat sellepärast on see connection, miks Ayuk on nagu Commander siis nagu paberi peal nagu pliiatsiga kirja pandud juba, aga iseenesest Commanders on mitte midagi öelnud selle kohta, vaata, terve off-season, et võib-olla nad ikka ootavad. Brandon Ayuk on selle kohta palju, ma ei tea, on sul silma, et ma lihtsalt vaatan Spot-Trackis on Ayuki career earnings 60 milkut, tal on see suur leping, millest ta selgelt kõike kätte ei saa, aga oled sa nagu, ma lihtsalt mõtlen, et nagu ta ju, või noh, ma ei tea, võib-olla ta on lihtsalt hulluks läinud, vaata, või noh, täie austusega, aga nagu mulle tundub, et ta tahab oma karjääridest lõpetada, vaata, ja ta on Spot-Tracki järgi teeninud 60 milkut, ma ei tea. No, ta ise ütleb küll, et ta on valmis järgmine hooaeg mängima ja ta tahab mängida ja ma nagu usungi, et ta tegelikult tahabki mängida, aga lihtsalt on kuidagi ei mõtle sellele, et ta ei saa võimalust. Ta ju ütles ka üks viimaseid asju, mis ma tean, et ta ütles, oligi see, et ta ei ole nõus, seal on vaata see case, et kui ta training campi kohale tuleks, siis Niners peaks vist waivima ta, et siis ta nagu saaks vabaks. Ja siis ta ütles, et ta ei ole nõus training campi kohale minema, sest ta ei taha Ninersiga businessit teha. Ehk siis nagu
ehk siis sa oledki lihtsalt 4 aastat või tal on 4 aastat või leping vist on 3. Et sa oledki lihtsalt need aastad tiksud ära seal ja ma ei tea, ühesõnaga ma olen väga... Kui sa ei lähe kämpi, sa saad talle trahvi teha iga päeva eest ju. Ehk siis sa saad selle raha tagasi põhimõtteliselt, kui sa tahad San Francisco. Iga päev, kui Ajuk ei tule kämpi, siis iga kord ta kaotab, ma ei tea, mis mingi 15 000 või mis iganes päeva täksa, mis on päris kõrge. Aga see on siuke väga huvitav situatsioon, aga lõppude lõpuks talent nagu Terrion Arnoldi juures ka, et kui see saab kleeritud mingit pidi, siis talent tihtipeale annab talle ikkagi võimalus, sest me näeme, et nagu ta oskab mängida tegelikult vaata. Ma siiani vaatan, kui igav hakkab, siis ma vaatan, mis iganes aasta see oli, kus ta tegi seda ilgelt hea aasta, ma lihtsalt vaatan neid highlights, outrunning nagu, mis oli ju nagu see asi, mis ta tuli NFL-i, et ta on toores mängija ja temast sai 9 või 8 aastaks umbes NFL-i top 5 outrunner ja siis see kadus ka ära lihtsalt, et hästi nagu hämmastav karjäär. Ma ei austa öeldes, ma ei ütleks, et see päris 50-50 on, et ta karjäär läbi on, aga ma ei arvaks üldse, et ma arvan, see on täiesti laual, et ta ei mängi mitte kunagi enam professionaalset jalgpalli, sest et ta väidetavalt ei paranenud sellest vigastusest ka on ju väga hästi ja see kogu see draama, mis temaga on, et kui sa nüüd hakkad sellele ühele klubile, kes võib-olla sinust oleks huvitatud nagu ka mingit sellist sitta ajama, siis ma ei tea, see kuidagi kõik nagu läheb lihtsalt väga kiiresti koledaks. Ma arvan, et ainukene viis, kuidas ta lihtsalt saab nagu kuhugi meeskonda tagasi on see, et ta suvel ei sõlmi kellegagi ja lihtsalt hooaja sees, kui mingil tiimil on lihtsalt rets vigastuste laine või mis iganes, et nagu see on tema nagu pääs tagasi liigasse, sest nagu praegu ma ei usu, et küll, et on ükski GM, kes vaatab kõiki neid postitusi, mis ta on viimase 3 kuu jooksul teinud ja mõtleb, et meil oleks siukest tüüpi riietusruumi vaja. Ja pealegi tal on veel see, et ta peab nagu San Franciscost lahti saama, ta on seal lepingus kinni vaata, et see on hästi nagu, see on kummaline protsess, mis ta teeb seal praegu. No selles mõttes sellest lahti saada on lihtne, sest nagu ta peab lihtsalt kohale korra. Aga ta ei ole nõus väidetavalt seda tegema. Kohati sa mõtled nagu mis inimesed talle nagu seda infot annavad, vaata, kohati nagu jah, ma ei tea, me mingi suvakad eestlased isegi saame aru, mis nad tegema peaks, et lihtsalt lahti saaks, aga siis what you gonna do, I guess. Too many hits to the head, rääkides too many hits to the head, siis see ei ole naljakas teema tegelikult, see on nagu, see ei ole kõige parem segme, aga siis Chris Johnson, kes oli 2025 Super Bowli intekas, oli nagu täiesti okei. Ma vaatasin järgi ka veel selle Mike Florio ja Chris Simsiga rääkis oma mängudest, rääkis sellest, et ta on kõige uhkem oma rekordi üle, sest ta on ainuke mängija NFL ajaloos, kellel on siis üle 2500 total scrimmage yard'e ühel hooajal ja siis nüüd, mis on siis 2 aastat hiljem, ta ei suuda enam isegi rääkida, sest et tal on ALS, mis avastati ju eelmise aasta lõpus, kui me eksime. Jah, ta on praegu 40, ta lavastati see 39 aastaselt kuskil eelmise aasta lõpus ilmselt siis. Jah, et siis ta on praegu juba, ta ei suuda vist kõndida ka, on ju? Ja ta oli toolis ja ta kasutab seda silmade abil valib sõnu sealt ekraani pealt nagu see eiles vaata et Steve Gleasonid ja Baltimore'is on O.J. Brigance pikalt olnud, et see on karm, see on nagu selles mõttes on nagu kehv eriti, et ta on nagu selline meie põlvkonna mängija, et või nagu see, et kui Madden 08 mängisid, siis ta oligi ju rookie umbes, et ja ta tegi jõhkraid hooaegu nii fantasy's kui muidu, et lihtsalt jah, tasub nagu, see on täpselt siuke uudis, et tasub nagu ära mainida, aga väga nagu pikalt peatuda ei taha, et asi on lihtsalt nii kurb, et tal on 4 last ja abikaasa ja lihtsalt ajalooline mängija, et aga ise ütles, ta võitleb edasi, nii et me elame kaasa. Ja tal on see Ice Bucket Challenge on ju, mida Marshawn Lynch tegi selle uuesti käima jälle. vinge, et nagu kahjuks sellel ei ole otsest ravi vaata praegu ka, et see on siis Lou Gehrig disease on see legendaarne Yankees pesapallimängija 40-ndatel, kes suri sellesse päris kiiresti ära, et tema nime järgi on see saanud ka, aga seda siin spordis on tulnud ka, millest ta täpselt tuleb, kes teab on ju, aga jah, kahjuks kurb, aga loodetavasti see nagu mis on siis publicity või, mis eesti keeles iganes on tähelepanu, mis ta toob sellele, aitab kaasa tuua rohkem ressursse, et sellistele asjadele ka leida nagu ravi. Et sest see on tõesti nagu, päris halb viis minna nagu. Aga siis,
kõige halvem ei ole võrreldes sellega, nii et nagu noh, on see glass half full või half empty Brandon Sorsby, aga jah, sa ei saa NFL-i minna see aasta, sa ei saa kolledžis ka mängida, sa pead istuma kodus trenni tegema, see on su ainuke võimalus, isegi Kanadasse ei saa minna praegu, UFL-i sa saaksid minna, aga seal ei ole mitte mingit benefit'i, sest UFL hakkab alles kevadel mängima, millal on draft on ja, et siis me siin oleme juba 1 või 2 rääkinud, et Brandon Sorsby oli siis spordi panustamise skandaal, mida ta tegi ülikoolis, siis ta ülikoolis nagu keelati mängimine ära ja siis tal oli variant tulla NFL-i juba see aasta supplement draftina, aga NFL siis keelas ära, sest et neil pole piisavalt aega tuurida, mis seal kõik täpselt toimunud on, sest et siin on ka legit nagu kriminaal case potentsiaalselt olemas, sest ta tegi seda alla 21 aastasena Gerg Riisa, et siis nii hull ei olnud õnneks, aga nüüd tuli välja, et NFL siis tegi põhimõtteliselt diili Brandon Sorsby'ga, et järgmise aasta draftida saab vähemalt tulla, aga siin võib mingi suspensioni jama veel tulla, eriti kui talle tuleb veel mingi kriminaalasi sinna otsa, mis on nagu, mis on tõenäoline, aga sellest uudisest, mis peab mainima, ega siin ka muud rääkida väga pole ju. Ja Sorsbyst vist on räägitud nii palju, et ma arvan, et ükski quarterbacki prospect pole nii palju mitte promo, vaid diskussiooni saanud. Keskpärane quarterbacki prospect. Jah, täpselt, kes nagu haibiti nõrgas QB klassis üles, kuigi ta ei olnud isegi selles QB klassis. Et jah, ära tee lollusina. Lihtne. Jah. Või kui sul on probleem, siis otsi abi. Võib-olla on teine külg sellele. Jah, aga teine asi on ka see, et võib-olla üks asi, mis on nagu huvitavalt välja toodud kogu selle asjaga on see, et see sports gamblingu jama, mis praegu on versus näiteks Pete Rose ja siuksed vennad, kes pesapallis legendaarselt ei saanud Hall of Fame'i selle pärast on natuke erinev, sest et ühes küljest NFL ütleb, et sa ei tohi sports gamblida nagu NFL-i peale ja NFL-i nagu facilitydesse ei tohi, aga sa võid tegelikult panustada ükskõik mis teise spordi peale. Ja kes maksab suurem osa nagu selle raha kinni, on need samad sportsbookid, kes FanDuelid, DraftKingid, me näeme neid reklaame igal pool vasakult paremalt ülevalt alt, et see on siuke naljakas situatsioon, et raha... Gamblingu hoiatuse tõi teile DraftKings. Jah, et see on selles suhtes arusaadav ka, et nagu, kui sa oled 18-aastane laps, nagu, sa tahad olla nagu su sõbrad, vaata, ja siis teed siukseid lollusi, nagu me oleme kõik idikad olnud noorena, nagu seda on nagu, see on nii lihtsaks ka tehtud tänapäeval, vaata kõik äppidega, sa saad lihtsalt mingi vanema venna nime alt teha või mingi sõbra nime alt teha, mis iganes on ju. Aga jah, see selleks, et sellest on piisavalt räägitud, et siis Brandon Sorsby saame pikemalt rääkida siis järgmine kevad, et kui ta on drafti tulemas, kuigi väga palju uut ei muutuda mängus, sest et ega ta mängida ei saa siin see aasta on ju. Aga siis NFL-i schedule'is ka, täna on 8. juuli, kui me salvestame ja Seahawks tuleb esimese mängu meeskonna training campi, see on siis 17. juuli, ehk siis see on 9 päeva pärast, 49ers tuleb 18. juuli, mis on siis 10 päeva pärast, aga need on siis rookid, et nädalaga hiljem tulevad veteranid. Ehk siis 21. tulevad vist kõige esimesed veteranid NFL-i training campi, mis on juba ju 13 päeva pärast, ehk siis hurraa hakkab vaikselt pihta. Hall of Fame mäng on 6. oli jah, augustil vist. Äkki oli jah, vist küll. Et see on siuke, varsti saame näha. Kes on mängid üldse? Texans ja Lions oli või? See on alati nii tore traditsioon. Cardinals. Võib-olla oli jah. Öösel seda kohutavat mängu vaadata. Sa ärkad või noh, et sa nagu tavai, ma see aasta vaatan. Ikka vaatad. Eks Cardinals ja Panthers hoopis. Kiikli või? Kiikli ja... Kiikli Larry Fitzgerald. Jah, eksalt. Need vennad, kes ju... See oli see 2015 NFC Championship game ju. Jaa, õige. Ja Kiikli ja kus Cardinals nagu smoke'iti ära. Cardinals oli päris rüüdena meeskond tegelikult. Kusjuures nad mingi aasta varem mängisid ka play-off'is ja minu meelest see mäng lõppes mingi, ma ei tea, 10-9 või midagi sellist. Nad mängis mingis paduvihmas. Cardinalsil oli mingi, ma ei tea, third string quarterback äkki ka vist. Jaa, see mingi Skelton. John Skelton äkki oli mingi siuke, üks neist nimedest. Seal oli see Drew oli ka vaata, aga see sai ka viga ju, Carson Palmeril ammu viga selleks ajal. See oli see huvitavad Cardinalsi meeskonnad. Aga siis, mis me saame pool tundi rääkida NFL-is ka, mis on juhtunud siin viimase 6 aja jooksul, väga palju ei ole, nagu näete, et me räägime mingi Cam Jordanitest ja värkidest, on ju. Siis nüüd räägime siis meie play-offi meeskondadest, kes eelmine aasta ei jõudnud ja vaatame, kuidas nad jõuaksid see aasta play-offi. Niisiis, meil on siis 18 meeskonda, meid on 4 tükki.
18 ei jagu 4-ga, ehk siis 2 tükki saavad meist 2 lisameeskonda, mis on vahet pole. Läheme siis, mis järjestuses me läheme? Kes alustab? Kes tahab alustada? no Hendrik tõi selle idee, äkki tema alustab siis. Hendrik alustab, davai, Hendrik Mina alustab alustan, ja siis Kallastel on oma väike spetsiaalne random selector, ehk siis Kallast vajutab kliki ja siis vaatame, mis meeskonda peab hakkama Hendrik kaitsma, et mis on need 2-3 põhjust, miks nad saavad see aasta play-off'i. Ehk siis see on see idee ja mõne meeskonna juures me peame natuke läbi väga roosiliste klaasid vaatama, kas see on okei? Fine, nagu. Ja me siis jätame välja mingid otseselt see, et kõik sellest divisioni mõlema, kõik quarterbackid peavad viga saama, et see meeskond, jah, see ei ole nii fun ja siis treidid ja värgid ka jätame välja, et Giantsil on vaja treidida Patrick Mahomes'i me saame. Paljud meeskonnad saaks siis. Okei, davai Kallaste, pane keerlema. Paneme käima. No Siis, nii, te peate uskuma, et ma seda teen actually ka, vaata siin kõrval käib. Kallaste lihtsalt mõtleb, jah. Oi, esimene on hea, oota. Giants. Hendrik, palun, Arizona Cardinals. oi joo. Okei. Nii, Arizona Cardinals. No selles mõttes, et neil on tegelikult hea nagu, rünnakul on hea nagu mingi foundation olemas ju. Neil on, mis ta nimi oli, Harrison on ju, wide receiver, Marvin Wilson, Harrison, receiver, neil on McBride tight end on ju, ja neil on nüüd Love ja Algair ka on ju. Ehk siis nagu see on, noh, tegelikult suht normaalne nagu algus, mille pealt hakata ehitama, on ju. Michael Wilson? Jaa, eks ole. Siis kaitse oli eelmine aasta täiesti trash, nagu nii prügikaitset ma ei ole väga ammu näinud. Ja ei saa ju hullemaks minna, on ju. Et nagu see peab lihtsalt ülespoole minema. Ja viimane asi, ma mäletan, kas nad äkki mängisid Titansiga või? Eelmine hooaeg, kus neil oli mingi selline mänginud nagu lõpus just mingi viimase minutiga nagu täiesti mängisid võidu maha, on ju. Kas seal oli see mingi fumble'i touchdown? See oli see fumble, mis läks touchdowniks, mis kaotas mulle Survivoris ühe elu, ma olen siiamaani äärmiselt pahane selle mängu. Interception ja siis fumble ja siis touchdown vist. No vaata, et peab lihtsalt lootma, et nagu see aasta on teisiti, et nende kasuks lähevad sellised olukorrad, on ju. Ja kui sa kõik paned seda kokku, on ju, Jacobi Brissett mängis ka päris decently, on ju. Carson Beck võib-olla ka nagu, ma ei tea, on varemgi olnud siukseid Dak Prescott oli ka mingi 4. raundi pikk, on ju, keegi osanud temast midagi oodata. Tuli pani kohe kogu liiga põlema, on ju. Et nagu Arizona, vaatan, et meil on siin over-under on 4,5 pandud, no ma panen kindlalt üle overi, on ju. Kõige selle põhjal, mis ma just rääkisin, et sneaky playoff tiim, ma arvan, et siin on nagu tükid olemas küll. Vaat see on see üks tiim, ma arvan, kus on vabandatav see, et terve division peab viga saama, sest ei ole muud võimalust. Ja uus peatreeneri pump ka ju. Ja pluss, noh, tema vend on hea treener, miks ei võiks siis tema olla hea treener? Ja see toimib alati iga kord. Tal on Sean McVay number. Ja, täpselt. Et noh, väga palju positiivseid märke Arizona jaoks minu meelest. Et ei, noh, tõsiselt ka tegelikult nagu kui vaadata rünnakut eriti, siis nagu jupid on ju olemas tegelikult. Et see kaitse on suur küsimärk, aga noh, ma arvan, et see, et nad nüüd mingi, kõik räägivad, et Arizona on mingi tank for arch meeskond. Ma ei tea, nagu ma arvan, nad suudavad nagu, kui nad play-off kohta ei saa, mida mina väga loodan, on ju. Aga kui nad ei saa seda, siis ma arvan, et siuke mingi 6-7 võitu võivad välja pigistada küll, on ju. See ründeliin on ka päris hea, nagu Johnson on ka ju päris left tackle tegelikult, vaata Ohio State'i, mis päris Johnson on vist ees. Ja see Taani poiss on ju center, kes on ka BFF järgi eelmast 14 center oli näiteks. Ja Forholt, kes on siis Nordic Stormi kaasosanik, kui ma eks ja. Aga kõige naljakam on siis nende starting linebackerite, inside linebackerite numbrid on 0 ja 1. Cody. That's odd. See on väga imelik. See on ikka üks kole depth chart, ma ütlesin ette. Ma nagu mõtlesin, ärge cornerback vaadake. Ja ärge kaitset vaadake, rünnakus võib isegi nagu excitementit olla veidi. Tead, Kendrick Bourne on seal slotis, eks, ta on solid, Devin Duvernil on kikke tagasi. Ei, noh, seal on solid sats. Josh Sweat on ka praegu nimekirjas. Will Johnson mängib hästi, kui ta terve on. Buda Baker on seal. Ja. See ju Joe Dirt on ka seal, see Andrew Weingard, see valge poiss safety peal. Et nagu see ka.
Davai, võtsid aga Caleb teeme Cook. siis, Jan, sa saad ka topeltmeeskonna, ühe meeskonna lisaks, siis saame mitte meid Kallastega nii palju kuulata. Jan, anname siis sulle järgmise meeskonna. no nii , no nii , pane sul on ratsad . Giantsi särk sellest, sa oled Giants praegu. jah , oi , oota , läheb üle . ai , napilt läks Detroit Lions . Noh. lebo. Lebo , ütleme niimoodi , et Detroit tegelikult ju eelmine aasta oli selle raske divisjoni tõttu jäi välja tegelikult , et nad ei mänginud tegelikult nii halvasti . Nad on mitu aastat olnud hea , Dan Campbell on paigas , sul on Jared Goff on arvake temast , mis tahad , aga ta on paigas , kes on NFL-i , kas ta oli nüüd yardide või touchdownide liider viimase mingi 3 aasta jooksul , midagi sellist . ehk siis tegelikult on olemas , sul on Penei Sewell left tackle'ina parim left tackle liigas või seal lähedal . et tegelikult Jameer Gibbs on ju parim running back võib-olla liigas , Amon-Ra St. Brown üks parimaid receiver'eid liigas . et ei ole üldse see nii raske , lisaks neil on NFL-i kõige lihtsam schedule praeguse seisuga , see alati küll iga aasta muutub , on ju . ja hooaja jooksul see on veidi erinev . ja mis seal eelmine aasta juhtus oligi siis tegelikult ju see , et nad olid lihtsalt retsilt vigastatud jälle . see kaitse Ja kaitse läks secondary'd kõik olid väljas Jaa. , kõik starterid olid väljas . no just , noh , Arnold on siiamaani väljas , sealt ei jääbki välja , aga Arnold võib-olla istub sees varsti . Arnold istub sees . et kui see kaitse natukene rohkem terve püsib ja noh , seal on küll selle ründeliini peal on igast liigutusi ja kes retire'is , kes läks ära , kes saadeti minema . aga jah , nagu ei ole üldse paha tiim ja neil on ka over-under on 10,5 . mis tundub mis mulle on söge kõrge ju . no on küll jah no, . jah , aga nagu kui see oleks 9,5 , siis nagu 10 võitu tunduks ka kuidagi väga lihtne , ta on täpselt selle piiri peal . et ma arvan , nad ongi selline suhteliselt 10 võidu tiim või midagi sellist ja see on täpselt piisavalt NFL-is play-off'i saada reeglina . kuigi see division on väga raske . Nende teekond vist sõltubki nagu sellest , et sa , noh , see on kõige selgem nagu see , et sa pead oma divisioni võitma , et play-off'i saada , kuigi noh , seal võib-olla saab 2-3 satsi , aga jah , Detroitil on nagu see teekond läbi divisioni selge . kaks saaks kindlasti , ma arvan sealt , aga eks ole näha . kas Gibbsi , see on esimene aasta , kus Gibbs on feature back on ju . jep , Montgomery on terve aja olnud seal . Montgomery oli eelmine aasta ikka meeskonnas oli , mul on juba nii sassis , millal ta oli , aga . aga no seal , vaata eelmine aasta oligi ju see , et neil oli veel offensive coordinator'iga ka vaata jama , et Campbell võttis kõigepealt play calling'u ära ja nüüd nad vahetavad , aga see siis , kui Campbell play calling'u ära võttis , tema gameplan oli ainult anda Jameer Gibbsile palli ja siis mingi mõni nädal , mis ta oli , see töötas . ja Drew Betzing läks sinna offensive coordinator'iks , Cardinalsis oli mul varasemalt on ju ja Brownsis . ja teda ja ju nagu Vikingsis. kiidetakse just nagu run game'i osas , et noh , et see Arizona run game eelmine aasta tegi häid asju , et noh , huvitav selles mõttes , et nad selgelt nagu vajutavad seda tuumanuppu Jameer Gibbsiga , et noh , et temast saab nüüd ma ei tea , et noh , nad terve rünnak jääb läbi tema , pluss nagu Jan ütles , Amon-Ra on seal . aga ärge unustage ära Pacheco't . ja Pacheco on ka seal , jookseb väga kurjalt on ju , kui ta terve on , who knows on ju . las ta jookseb oma 7 karrit mängus . jah , kuskil mingit tainastes keegi pick up ib ta ka on ju , keegi saab . ta on raudselt üles korjatud juba raudselt . ja ei , ta tegelikult kindlasti kuskil ütled jah . siis Kallaste , sinu korda . no ma võtan , veeretan siin , mõtlega nüüd tuleb Ravens . ei see tule . oleks kõige lihtne , tegelikult oleks lihtsam meil . okei , Miami Dolphins . nii , Miami Dolphinsil oli , BFF tegi seal mingi projection'i , BFF-is on 3,5 võitu , ma ei ole kunagi nii väikest numbrit näinud nagu . mina ka ei mäleta nii väikest numbrit , et noh , selgelt see väljakutse on , ma arvan , kõigile selge , vaadates seda divisioni , vaadates kõike seda . siin tuleb nagu loota selle peale , et see uus juhatustiimis John-Eric Sullivan ja siis peatreener Jeff Hafley , Bobby Slowick on offensive coordinator , mis noh , ma parema meelega poleks seda välja lugenud kõva häälega . noh , sa lihtsalt võib-olla loodad selle peale , et Malik Willis on nagu mingi sihuke , ma ei tea , lightning in a bottle , et kui sa nagu lahti teed , siis see jooksumäng avaneb ja noh , Devon Achan on seal , eks ju , et noh , nad saavad nagu , neil on midagi olemas , mille pealt ehitada , nad ehitavad seda ründeliini , mis tegelikult eelmine aasta oli solid või noh , on olnud solid seni koos Caden Proctoriga nüüd , kui talle koht kenasti leitakse seal , et noh , seal on nagu talenti , aga noh , see on selgelt muidugi tiim , kes ehitab tuleviku peale , et kaitses ka noh , on mängijaid , aga noh , sellist nagu põhipanustajad , Chop Robinson , võib-olla Zach Sealer taastab vormi , Josh Uche , kellel on häid hooaeg olnud . et noh , siin on , pluss see linebackeri duo , et noh , Miami selgelt vajab natuke õnne
ja võib-olla need siuksed tight game'id peavad minema kõik nende kasuks. Aga ma selles mõttes jah, Ülar just ütles ka, et 3,5 over-under, see on nagu tõsiselt solvav. Ja ma olen üsna kindel, et on inimesi, kes kohe kindlasti võtavad selle underi ka. Et siin ainuke võimalus on jah see, et Malik Willis püsib terve. On NFL-i parim rushing quarterback. Ja Devon Achane teeb mingi pöörase hooaja ja nad suudavad nagu blokkida selle ära, et Bobby Slowick, kes tegelikult ju, ta läks Houstonisse, eks ju. Jah, ta tuli ju tegelikult ka sellise potentsiaali pealt, et et temaga võib see asi plahvatada. Houstonis seda ei juhtunud. Nüüd tuleb loota, et tal on vabad käed antud Miamis, sest peatreener on ju kaitsesuunitlusega. Kas ma võin korra Miami Dolphinsi wide receiver koori ette lugeda või? Pigem ei. Nii, Malik Washington, Jalen Tolbert, Tutu Atwell, Caleb Douglas, Chris Bell, Kevin Coleman Jr., Jalen Rager, let's go. Chris Bell on number 1, let's go. See on meie fantasy draftis nii väga saada, aga kui keegi võttis ära. Ma võtsin eest ära. Ja võttis minu eest ka selle ära. Aga kui sa võtad miinimumnumbrid ära, siis Malik Willisele eelmine aasta BFF järgi number 1 quarterback NFL-is. Parem kui Matthew Stafford, parem kui Joe Burrow, parem kui Josh Allen, parem kui Jordan Love. Aitäh Zach Orr selle 1 nädala eest. et selles suhtes on intrigeeriv näha, mida Malik Willis suudab teha. Ja nagu see oli nagu minu jaoks võib-olla kõige üllatavam asi off-seasonil, et talle anti nagu siuke, okei, see ei ole tegelikult päris 3-aastane leping, see on pigem siuke 2, aga talle anti nagu big boy contract selles mõttes, et ta on Miami quarterback tõenäoliselt järgmised 2 aastat. Et Tennessee aeg läks nii nagu ta läks, eks ju, Green Bay's ta mängis 2 mängu midagi, ta oli NFL-i ajaloo parim quarterback umbes. Et nüüd on näha, aga infrastruktuur on nii halb. Kuigi ründeliin tegelikult ju ei ole, et potentsiaali on. Ja lihtsalt receiver'i pole absoluutselt abiga praegu, et see on nagu huvitav. Aga so starting cornerback on Storm Duck ja sul on starting Ante Trader Jr. nagu who the kes need on? See on Legion of Who. Mädeni genereeritud nimed lihtsalt. Ma arvan Mädeni genereeriks Storm Ducki ka välja, see on all time nimi. Liga ebareaalne. Jop, okei, Kallaste, tavai, anna mulle siis ka üks mees. Tavai, paneme käima. Ring algas Raidersi pealt. Ma olen liiga negatiivne. Ei, sa ei saa. Oi, sa saad midagi veel paremat. Tennessee Titans, go. Ma saan Brian Table'i endale, jah? There we go. Aga esimene punkt on jah see, et Brian Table oskab noorte quarterbackidega mängida. Nagu coach'ile, et nagu tegelikult Cam Ward ju näitas, Cam Ward võib-olla alustas väga aeglaselt hooaega, aga hooaja lõpuks mängis paremini, vastupidiselt siis Giantsi noorele quarterbackile minu meelest, aga sinna me jõuame. Aga Brian Table on näidanud küll, Josh Allen, Jackson Dart mängis samamoodi hästi tema skeemis ründes, et Cam Wardi ja siis Brian Table'i mix on väga hea, pluss need sa ei saa öelda noored, ma tahtsin öelda noored receiverid, aga nagu tegelikult see receiving core, kui sa mõtled, sul on Calvin Ridley, Wander Robinson on veteranid seal, siis sul on Carnell Tate on ja sul on Elik Ayomanor, siis on siis on Taik vaata olemas, see return specialist on ja, et seal on nagu potentsiaali on minu meelest ja minu lemmik rookie running back Tulane'ist mingi 4 aastat tagasi, ikka veel on mu lemmik on Stasha Spears, on ka nüüd peaks on Mackie feature back seal, et see on hea nimi ja teiselt poolt Robert Sala oskab teha nagu eelmine aasta ka, Jan Joonas sa võid ju kohe öelda ju, et sitas saia kaitsest oskab teha et nagu ma just mõtlen täpselt sama ütlema, et sitas saia tegi seal selle vigastatud ja puruks kaitsega jah, et selle koha pealt, et ja uus siis uue peatreeni pump ka, mis tuleb tihtipeale kaasa, et ja selles divisionis ei ole üldse võimatu, et Tennessee Titans on just ka play-off'iks. Ma ei tea, kas ükski, kes meid kuulanud siin on, ilmselt teab, et ma olen Tennessee'ga üsna nagu high sel hooajal, et ma ei tea, kas ühegi tiimi nagu vibe on nii palju parem olnud, kui selles mõttes New Yorgi fännid kindlasti vaatavad seda ja mõtleb, mis asja seda ajate, aga nagu selles mõttes, et Table ja Ward minu arust sobivad nagu isikutena nii hästi kokku. Saale, ma olen alati uskunud sellesse, et Robert Sala tegelikult oskab nagu sellist kultuuri ehitada, kui ta ei ole New Yorgis, kui tal ei ole Jetsi kuradi meediat, eks ju, et ma arvan, et Tennessee'l, mina näen neid, ma ei tea, kas ma play-off'i tiimina nagu kohe julgen öelda, aga miks mitte üldse. Owen Under on 6,5 võitu, mis on nagu parem kui Jetsil näiteks ja sellistes, et nagu isegi sportsbookid annavad neile rohkem nagu ühe lisavõidu näiteks on ju. Hendrik, mis sa arvad? Sa oled ju Giantsi fänn, ma annan Table'i poiss on ju.
ei, ma arvan, et Table oskab Wardi mängima panna küll ja tegelikult no okei, Lionsist rääkisime, nemad on nagu suht ilmselge. Aga kui võrreldagi näiteks Dolphinsi ja Cardinalsiga, siis Titansil on ikkagi pika puuga kõige paremad võimalused mingisugust lärmi teha jaanuaris. Et mulle tükid nagu meeldivad see receiving core ka, Carnell Tate, Calvin Ridley ja Wandale Robinson. Tegelikult jumala normaalne line-up on, et ei ole nagu see, mida Jan paar minutit tagasi Miami kohta luges. Et noh, täiesti kaks erinevat maailma. Carnell Tate üksi on parem kui Miami Dolphinsi wide receiver. Et aga noh, Titansiga saime see ühele poole. Kallaste anna see Hendrikule järgmine meeskond. Ja nii, Hendrik paneb kohe vaimu valmis. Sentimeetriga läks üle, Cleveland Browns. Cleveland Browns. Kõik halvad järjest. Hiljem läheb liiga positiivseks. Shadur Sanders on Pro Bowl quarterback. See on number 1 põhjus, on ju. Seda ta on. Et esiteks jah, seda ta faktuaalselt on, aga nüüd see tulev hooaeg, ta lööb meid kõiki buff'iks, on ju. Et ta reaalselt tuleb, ta mängib nagu jõhkrat hästi. Deshaun Watson, on ju. Dylan Gabriel, on ju. Et no ma ei ole mingi suur Shadur Sandersi nagu selline poolehoid, on ju. Aga ma arvan, et Todd Monken on nagu hea täiendustreenerina ja arvestades, kui palju uusi receiverit ta nüüd sai endale, on ju. Miks mitte mingisugune hüppe nagu kõrgemale teha, et ma ei ütle nagu Shadur Sanders on nüüd järsku mingi top 10 quarterback, on ju. Aga võib-olla temas on tõesti rohkem ainest ja nagu me näeme lihtsalt seda nüüd, kui tal on rohkem nagu relvi ümber. Siis mulle väga meeldisid eelmise aasta rookid, keda Browns valis, on ju. Judkins, Fannin, Schlesinger ja kes seal neil 4 oli see mingi D-lineman ka. Mason Graham, jaa, on ju. Et noh, seal on tegelikult juba väga soliidne 4 olemas, on ju. Kõik on aasta vanemad, kõigil on nagu päris mängu kogemus. Shadur Sanders on ära unusta ära seda. Ja, täpselt Shadur Sanders ka, on ju. Ja noh, nad nüüd rebuildisid, nende nagu see kevade suurim töö oli see offensive line, on ju. Et nad nüüd rebuildisid selle korralikult ümber. Ja kui nagu pikemat perspektiivi vaadata ka võib-olla sellest aastast natukene kaugemal, on ju, siis see Miles Garretti trade ikkagi nagu, ma usun, et aitab neid. Et esiteks nad said väga hea mänge tagasi, Jared Verse, on ju. Lisaks said pikke ka, on ju. Et noh, tõesti, kui nagu see aasta, ma näen mingit võimalust, kuidas nad võivad umbes nagu mingi 9 võitu kokku kraapida, on ju. Ma tõesti usun, et see on võimalik, pigem seda ei juhtu, aga isegi kui nad saavad nagu ütleme see aasta mingi 7 võitu kätte, siis juba järgmiseks aastaks neil on nagu väga nagu head võimalused, et nagu hakata möllu tegema. See on, Ülar enne just ütles vaata, et umbes, et noh, et Giants võiks Patrick Mahomes'i treidi, kui sa paad Patrick Mahomes'i Clevelandi, siis on kõige hirmsam roster võib-olla NFL-is selles mõttes, et nagu noh, see, kuidas nad on ehitanud, noh, võib-olla see on nagu over ka, aga just noh, Hendrik mainis neid eelmise aasta drafti pikk, noh, Schlesinger oli ju üks NFL-i parimaid linebackerid kohe, kui ta sisse tuli, Mason Graham väga soliidne, et noh, see on, sa vaatad seda, okei, nad sõltuvad väga palju rookie receiveritest või noortest, et sõltub, mis sa arvad Denzel Bostonist ja kontseptsioonist tegelikult. Jerry Judy Slander. Jerry on seal veel, õigustatud. Harold Fannin. Et noh, seal on kõvasti talenti tegelikult terve tiimi peale. Ja see nagu 4. kõige lihtsam schedule ka, mis on nagu üllatav tegelikult, et tihtipeale nagu halvematel meeskondadel ei ole nii lihtsalt schedule'id järgmine aasta, on ju. Aga nende ründeliin on küll, kui see asi toimib nagu, nad on geenius, et seal on kõik mängid, kes ei ole kunagi suudnud terved olla NFL-is nagu ja Fano on rookie left tackli peal, sul on ju Elgin Jenkins Packersi pikaajaline ründeliin, kes mängib sentrit, see iga aasta vigane. Devin Jenkins, kes oli persi ees pro bowler, kui ma eksi. Äkki rukkina võib olla isegi pro bowler ja noh, siis oli tal oli mingi jõhker kolle vigastus. Ja siis mitte O.J. Howard, sorry, see oli Buccaneersi tight end. Titus Howard siis, kes tuli siis Texansist right tackli peale, alustab praegu samamoodi vigastuse probleemid olnud kogu aeg. Aga kui nad siin 1 aasta kokku panevad, kui nad see ründeliin on väga hea. Ja siis Zion Johnson on left guardi peal, kes on ka vigane olnud, aga ta pole ka hea olnud. Et see ongi Cleveland on täpselt, kui kõik hästi, noh, neil selgelt kõige tähtsam positsioon on kõige nõrgem positsioon, mis noh, ongi see probleem, aga kui kõik muu nagu õigesti läheb, siis absoluutselt tegelikult 9 võitu seal AFC Northis välja grindida seal kuskil Clevelandi talves tegelikult ei ole üldse nagu võimatu ülesanne. Tõsi? Okei, anname siis... Jah, pane veerima, ma ütlen 2 sõna nii kaua, et ei, aga see on tegelikult nagu rosteri poolest väga lahe tiim minu arust, ma olen täitsa nagu põnevil, et
näha, mis neist saab, eriti nüüd uue treeneriga ja kõike muud, et põnev. ja Todd Monken on ka hea küsimus tegelikult. No nii, siit tuleb nüüd üks päris huvitav tiim, New Orleans Saints. There we go, there we go. Kes on üks? Lootsin, et jah, kes on üks? Kes on üks vähem räägitud meeskond üldse? On küll, jah. Täitsa huvitav, mis Jan nüüd ütleb selle peale. Ma olen Saintsist päriselt nagu väga heal arvamusel see aasta. Ma arvan, et nad võidavad oma divisioni, isegi kui ma ei peaks seda ülesannet tegema, sest et neil on väga lihtne schedule. Tyler Shuck mängis hästi, ta oli kuskil podcastis just öelda, et ta on kõige halvem quarterback NFL-is, kellele sa annad nagu franchise quarterbacki lootuse ja võimaluse, mis on nagu, see ei ole üldse solvang, see on nagu, jah, ta on täpselt seal piiri peal minu arust. Kuigi, ta on 25 on ju, see selleks, aga tegelikult nad võitsid ju viimast 6 mängust 5 vist eelmise hooaja lõpus, kui ma õigesti mäletan. Neil oli see väga hot run seal. Division on, prügi on võib-olla palju öelda, aga nagu ühtlaselt keskpärane. See on prügile solvav. See on prügile solvav, jah. Selline lihtsalt, kõik on seal 9-10-8 võidu juures ja lõpuks viimase 2 nädalaga selgub, kes play-off'i jõuab, on ju. Aga sul on väga lahe nagu ründegrupp tegelikult, Chris Olave, Jordan Dyson, Travis Etienne / A-Chain, kuidas iganes talle öeldakse, on ju. Sul on Fuaga ja Banks on ju ründeliinis 2 head tacklit, kes võiksid ju tegelikult sammu edasi teha. Et ma olen selle tiimiga väga, väga optimistlik, kui me kaitse rosteri poolt ei vaata, siis tundub kõik nagu väga roosiline. Et seal kindlasti on nagu omad küsimused ka, aga minul on nagu tundub üks nagu tiimidest, et kui seal NFC-s vaadata, et kes võiks seal asendada. Et see Panthersi koht on nagu nii või naa see, mis enamusel vist välja kukub, on ju, ja mina näen, et see võiks vabalt Saints mitte Buccaneers olla, see Buccaneers natukene haiseb minu jaoks kõik, mis seal toimub. Kui ma eksi, siis Panthersi oli 6,5 võitu vist, Yeah. Saintsil on 7,5 ja Buccaneersil on 8,5. Panthers oli nagu selge overachiever, et Shuki osas on nagu veel see minu arust ka, et see 25 nagu mängib natukene võib-olla tema kasuks, sest tavaliselt nendel tuleb see rookie või see sophomore slump peale, aga vaata ta on nii kogenud mängija, et äkki tal ei tule ja seal ongi, Jan kindlasti on Jordan Tysoni hooaeg jälgib Chris Olave tegelikult on ju, see on Chris Olave ikkagi, et kui ta terve püsib, et seal on tegelikult kõik olemas justkui, Kamara on seal siukse veteranliidrina. Jah, Olaavega oli mul eelmine aasta oli Olave Fantasy's lõpuks, tegelikult on nagu kapi fänn tal mõnda aega olnud juba ja sain eelmine aasta veidi rohkem teda vaadata nagu lihtsalt iga nädal soliidne, tal on neid nagu spike nädalaid, tal on nädalaid, kus ta nii palju ei püüa või ma tea, saab korraks vigastada või jumala hoid, kui saab concussion, on ju. Aga nagu reeglina selline soliidne Fantasy's mingi 12 punkti toob sulle mingi 70, 80, 90 jardi, 1 touchdowni ja nagu lähme edasi. Et ja Jordan Dysoni osas ma suutsin selle haiviga kaasa minna ja olen ka nüüd jälle Dynastist tema omanik, nii et eks tole näha, ma vaatan Saintsi väga suur huviga see aasta. Ja Jonas Sanker, safety, igas meeskonnas on mingid nimed, kes mul pole õrna aimugi, kes on pagana Jonas Sanker. Aga ärge kaitse poole peale vaata. Ma mõtlesin, ma kuulen esimest korda, kus keegi ütleb Jan Joonas, oli lihtsalt Joonas, mõtlesin, mis teema siin. Ja Lorenzo Styles on praegu starter seal praegu, et siis Sonny Stylesi noorem vend siis. Mis oli 5. rundi pikk, jah. Aga eks me näen, seal talenti ikkagi on, sest Kool-Aid McKinstry on ka ju täitsa, kuidas suudab kokku panna. Rääkides siin top 3 nimedest, siis Kool-Aid McKinstry on ka üks neist seal. Storm top Kool-Aid McKinstry ja osa lõpuks leiame 3. ka üles. Jah, kindlasti. Kallaste, pane see endale ka üks meeskond. Ja Rachidi. Oi, ei ma ei taha. Ma tahan, et keegi teine. Okei, davai. Cincinnati Bengals. Okei, lähme. Vähemalt ei ole Steelers, on ju. Ei, Bengalsiga on, ma arvan, Bengalsi case ei ole raske teha selles mõttes, et neil eelmine aasta läks Joe Burrow vigastuse nahka päris palju, jällegi see kaitse oli ka NFL-i, see oli läbisõidu hoov, eks ju. Et kui sa vaatad seda rosterit, siis sul ei ole nagu, silm puhkab, eks ju. Et kui sa mõned sellised positsioonid jätad välja. Et sul ei ole raske teha rünnakut, kus on Joe Burrow quarterback ja ta viskab Jamar Chase'ile ja T. Higginsile ja saab palli anda Chase Brownile. Sul on rünnak valmis.
liinis. See liin minu arust naaseb täpselt samas koosseisus, mis nad olid eelmine aasta. See ei ole NFL-i parim liin, aga ründeliinis on umbes esimene asi on talent, teine asi on stabiilsus. Ja stabiilsust neil on olnud, nad mängivad kokku, nad oskavad seda mängida kokku. Ja siis me läheme sinna kaitse poolele, mis tõesti eelmine aasta oli ajalooliselt halb, aga nad on sisse toonud igati soliidset talenti, Dexter Lawrence NFL-i tipus, defensive tackle, kui ta on oma vormi juures, rääkimata siis Jonathan Allenist, Boye Mafe, kes toodi raha eest sisse, eks ju. Äkki Miles Murphy teeb mingi sammu, Kyle Dagger on neil tuimalt lihtsalt rosteris, backup safety põhimõtteliselt Jordan Battley ja Brian Cooki taga, Dax Hill on liigutatud corneri peale uuesti tagasi, DJ Turner on väga solid mängija. AFC Northil kõigil on üsna lihtne schedule, mis iganes see tähendab, üldjuhul ei tähenda midagi. Ma arvan, et siin ei olegi rohkem öelda, selles mõttes, et kui Burrow on terve ja see kaitse teeb sammu liiga keskmiku poole, et ta ei pea olema top 10 kaitse, see on igati play-offi tiim ja näeb ennast kindlasti peeglis Superbowli võitjana põhimõtteliselt. Neil on talenti, neil on Miles Murphy ja Shamar Stewart mõlemad selles kaitseliinis esimese raundi pikid. Üks peab hittima lõpuks. Jõhkrad toored tüübid, aga äkki 2 peale saavad mingi 6 säkki ikka kätte. Äkki Boye Mafe saab näidata, kuidas seda teha toorest tüübist äkki või? Just täpselt. Et see linebackeri core on see üks auk ja võib-olla see ründeliin, kus sa näed nagu, et okei, sealt saab tulla, eks ju, aga linebacker üldjuhul ei ole kaitses kõige olulisem positsioon, kui võtta niimoodi individuaalselt, et äkki kamba peale mängime kokku. Ma jagasin seda meie grupis ka eile, aga BFF ei oska linebackerit hinnata niikuinii, see on all over the place kohati. Aga tõenäoliselt mingi reference'i. Nende 3 starting linebackerit on siis 88 tükil eelmine aasta, kes on grade'i saanud BFF järgi. 83, 85 ja 88, mis neile kõige halvem ka. Et stabiilsus vähemalt, seal 80 kõik linebackerid on. Üks nendest on see Knight Junior, see Demetrius Knight, kellel on potentsiaali tegelikult on, et mängis South Carolinast tuli, kui ma eksin teise raundi pikk. See ongi täpselt see, et Bengals või Ravensi fännil on see, et kui Bengals kui ta oleks NFC-s, ma arvan, ma oleks seal tiimi suurim fänn. Aga kui nad on AFC Northis, siis ma pean heitima. Aga neil on NFL-i parim receiver, neil on sõltub, mis hinnangu järgi sa võtad, aga vähemalt top 5 quarterback, eks ju, ja võib-olla parim pocket passer, kui niimoodi võtta. Ja ongi, et kui see kaitse teeb lihtsalt väikse sammu edasi ja ründeliinist ei saa lihtsalt läbi sõeluda, siis see on tiitli pretendent sisuliselt. Ja Joe Burrow muidugi terve ka, on ju. See on kõige tähtsam. See kõige tähtsam, jah. Aga Kallaste, anna siis mulle ka järgmine meeskond. Äkki sina saad nüüd. Ravens. Ülar hakkab heitima raudselt täiega. Ja. Burrow oli BFF-i teine quarterback eelmine aasta, aga nii. Indianapolis Colts Ravensist paar millimeetrit mööda. Ma saan Daniel Jones'i või? Ehk siis Colts, kelle over-under on 7,5 võitu, on ja on jällegi selles divisionis, on ja kus on, Texans on tegelikult päris kõva pähkel, aga ei ole mitte midagi võitmatud. Ja kõige lihtsam asi, mis saad öelda, Daniel Jones on tagasi ja ta jätkab selles vormis, kus ta lõpetas, kus ta oli 8-2, enne kui ta viga sai, ta oli 7-1 siis, kui ta esimest korda viga sai, on ja. Et mis iganes Shane, vaid Shane Steichen, jah, tegi ta aga ja selle ründega toimis, et jätka samas vaimus ja siis see division on täiesti võideta, mis on ka automaatne draft, play-offi koht. Tyler Warren oli teistsugune mängija, kui Daniel Jones mängis, nende noor tight end, et kui Daniel Jones on terve, siis on seal järgmine samm võimalus võtta. Jonathan Taylor on ja Sauce Gardner, kes tuleb välja aasta noorem, kui ta ametlikult oli, et see aitab ka kaasa võib-olla, on ja siis Sauce Gardner peab ka võtma sammu tagasi selle tasemele, mis Jetsis oli, mille eest talle anti 2 esimese raundi pikki vist reidisid ära, kui ma eksi, on ja. Et siis seal ründes on küll talenti, kaitses on võib-olla paar tühjemat kohta. Minu Kitty Bay läks ka ära sealt lõpuks, aga see division pluss Daniel Jonesi tagasitulek, mis on kas üpris varakult Ahilkast, sest et ta ei saanud päris hooaja lõpust, ta sai hooaja keskel viga, et ta on rohkem aega olnud. Novembri algus võib-olla. Jah, et ja ründeliin on ka väga soliid, ründe poole pealt on okei. Muidugi Alex Pierce peab nüüd jätkama ja Michael Pittmani peab ära asendama. Nick Westbrooki Kiinele lihtsalt viska talle palli, see on touchdown, lihtne. Jah. Josh Downs ka. Josh Downs, jah. Downs on sama talle. Nende secondaries on ikka jube lahedaid mängijad, et seal on Soos, seal on Mooney Ward, seal on Cam Bynum ja
tegelikult ju võiks ehitada selle pealt küll . ja noh , Lou Anarumo on koordinaator kaitses ka , et see ongi Coltsiga nagu minu arust , suurim probleem Coltsiga on see , et nad on viimased 10 aastat olnud ülisoliidne meeskond . aga noh , me oleme sellest quarterback'i otsingust rääkinud siin ööd ja päevad . et Daniel Jones , ütleme Coltsi jaoks peaks palju asju ka nagu õigesti minema , et nad saaksid selle run'i teha . aga noh , play-off ei ole tegelikult mingi küsimus , ma arvan , nad mõtlevad praegu , et et võidame divisioni ära . Nad ei ole ju 5 aastat play-off'is käinud ja see oleks . Nad ei ole divisioni võitud äkki 12 aastat või mingit siukest jammu . see on nagu palju pikem aeg , kui sa ootaks , ma ka kuskilt kuulsin seda ja et tegelikult ju issand me plängime selle GM-iga on Ballard , jah , et Ballardi istekoht ei ole ka ju kõige , mitte et see kunagi oleks liiga turvaline olnud seal , aga 6 aastat ilma play-off'ita oleks palju . Nad viimati võitsid üle 10 mängu 2020 , kas see oli see Riversi aasta vist või ? jah , see oli viimane play-off'i koht ka , see kui sa vaatad Pilsi vastu mängisid , vaata . ongi , nad on võitnud 2 korda 9 mängu ja 2 korda 8 mängu , see on siuke selle Jim Fisher või Jeff Fisheri lähedale . see paganama Adebovare , see pagana 4 aastat tagasi tuli draftist , 23 draftist tuli Northwesternist . D-Tackle , kes oli seal esimese raundi lõpuks läks 4. raundis . oi , see oli nii hea stiil , ma mõtlen sellest draft recap'is ma rääkisin , mul siiamaani see nimi meeles . peaks alustama see aasta , sest neil ei ole väga palju sügavuskaitseliinis , on ju . aga jah , kui sa vaatad kas me mainisime , et neil viimase 11 aasta jooksul 2 korda play-off'is . täitsa lõpp . ja aga nad on alati olnud seal mingi 500 ümber ju , nagu tihtipeale . kõige hullem koht , kus olla . tegelikult küll jah . on küll jah . standard on standard . aga Daniel Jones ja Sauce Gardner New Yorgist tulevad ja päästavad nad , jep . Let's go play-off'i seekord , siis Hendrik , anname sulle järgmise meeskonna , jah ? Nonii . ma sõnusin New Yorgi ära , sa saad Jetsi nüüd . no see , no okei . Kansas City Chiefs . okei. Kansas City Chiefs , kuule see on nii lay-up ju . esiteks Patrick Mahomes on tagasi terve , mängib nagu Patrick Mahomes ikka onju . siis nüüd tal on lõpuks keegi , kellele ta saab palli anda , mitte sööta , vaid anda , ehk siis Kenneth Walker onju . pluss Emmett Johnson , kelle nad valisid draftis . Shout out Paavlile , meil olid pikad arutelud onju . aga ma arvan , et see on nagu hea nagu alus rünnakule . ma läksin automaatselt 3. näpu pealt , võtsin tagasi , kui Emmett Johnsoni kuulsin . ei , aga siis noh , mis siis veel , Rashee Rice ei lähe vangi see hooaeg rohkem . see hooaeg , ma rõhutan . ta suvel jõuab veel , ta suvel . see hooaeg rohkem . et nagu noh , rünnakul tegelikult asjad ju peaks suht kenad olema ja siis vaatame kaitse poole . Nad võtsid Mansour Delaney on ju esimeses ringis . saatsid küll enda ühe cornerback'i , mul ei tule ta nimi meelde , saatsid Ramsey küll ära on ju . ja teine läks ka Ramsey ära , McDuffie teine läks ka, ja . just , okei , siin nüüd läks natukene valesti , pole hullu . ikkagi ma arvan , et Kansas City puhul on lihtsalt see , et sa tead , kes nad on , sa tead , et neil on Mahomes , sa tead , et nagu see division , okei , Broncos võitis selle eelmine aasta on ju . Chargers on seal , üritab mingit möllu teha , Raiders võib nagu ülespoole minna , aga lõppkokkuvõttes ikkagi see on Chiefsi division senikaua , kuni Mahomes ja Andy Reid on seal on ju . et noh , ma arvan , et veits nagu Detroit Lions , et siin on suht ilmselge , et nagu 10 võitu peaks ära tulema . see , kui nad play-off'ist välja jäävad , see on pigem ikkagi üllatus on ju , kui see , et nad jõuavad sinna . senikaua , kuni Patrick Mahomes seal rosteris on see , et nad play-off'ist välja jäävad , on üllatus , noh , et see Walkeri lisandus on minu arust üks huvitavamaid asju , mida hooaja algus jälgida , et mis roll tal on , palju ta palli saab . kui vähe me oleme rääkinud Walkeri lisamisest , sest Walker on ju pika puuga kõige parem jooksja , kes on Chiefsis olnud . 100%, mingi Andy Reidi ajast või noh , Andy Reidi karjääri üks paremaid , noh , tal on olnud saare . mingi Westbrook võib-olla on parem ainukesena , parem Westbrook on ju . LaShawn McCoy , Shady , noh , seal on mõned , aga . tal oli tegelikult Jamal Charles oli ka vist , tal või ? ja Karim oleme ka , aga noh , see ongi see , et Walker on nagu noh , tehniliselt Walker võiks olla täiesti siuke workhorse back , kes on nagu explosive ka , aga lihtsalt kas ta saab 20 touch'i , 25 touch'i või mingi 15 , noh , see on küsimus , aga noh , kui keegi seda välja mõtleb , see on Andy Reid . küsimus teile , 10 pool oli nii Lionsi kui Chiefsi , minu meelest on natuke sarnased meeskonnad , ma ei võrdle Mahomes'i ja Jared Cough'i praegu , lihtsalt üldised meeskonnad . kummaga sa oleks kindlam , kes Oweri üle lähevad üle 10 poole võidu ? hea küsimus . ma oleks võib-olla isegi Lionsi peal . mu esimene mõte on ka Lions , sellepärast et me nagu noh , eelmine aasta suuresti läks muidugi Mahomes'i vigastuse nahka , aga noh , Chiefs mängis ju kehvasti ka , vaata . jah .
ma arvan , nad on jah , selles mõttes nad on jah , võib-olla veidi sarnased tiimid , et ma näen neid mõlemaid ka seal täpselt sellise 10-11 võidu juures , ma ei usu , et kumbki nagu mingi 13 võitu siit võtab , 12 võitu isegi võtab . Chiefsi ründeliin on ka , ütleme nii , et Humphrey ja Trey Smith on head , aga siis sul on see , mis ta oli , Jalen Moore , kes Ninersis sinna läks , kes good luck . ja Kingsley Suamataia , kes ei ole ju tõestanud ennast ja Josh Simmons on ju ka ikkagi , ma ütleks veel suurte küsimustega . kui ta väljakul on , ta on hea , aga ta ei ole väljakul tihtipeale , jah . Jop. ta oli jah , drafti stiil siin kõigi arust , aga ja minu arust ka , selles mõttes ma arvasin , ta on väga , temast saab hea mängija , aga ma ei tea , ta ei olnud nii hea , kui ma oleks lootnud eelmine aasta . jah . Henrik , mis sa arvad , kumma sa võtaks ? ma arvan ka , et pigem võtaks Lionsi , aga ma arvan , et Lions on lihtsalt nagu kõvemas divisionis . et ma arvan , et ükskõik Broncos või Chargers Arvad veits nagu ma mõtlesin ise ka , et kas on , jah . et no noh , Raiders on lihtsalt 2 tasuta võitu , see on kõigil . põhimõtteliselt jah . et noh , et nagu Northist , Juhan. kui sa vaatad , võib-olla nagu Vikings on see tiim , keda kõik ootavad , et nagu kukub ära , onju . et lõpetab täiesti nagu seal põhjas , kuigi nad ka eelmine hooaeg vist võtsid 9 mängu ja olid lõpuks ka napid nagu play-off'i joone all . Nad võitsid 4 mängu järjest ja mul oli Vikingsi alla 8,5 võidu ja Packers üle 9,5 võidu ja Packers läks mingi , mis nad olid või ühesõnaga kuidagi oli niimoodi , et viimase mänguga 9-7-1 vaata , see viik . 9-7-1 ja siis nad mängisid viimase mängu omavahel ja Vikings võitis ja mõlemad jah , see selleks . aga ma ei vastanud küsimusele ikkagi , ma ei tea , ma arvan ka pigem Lions , sest ka sellepärast , et nagu ACL-i vigastus on ikkagi selles mõttes suur asi ja nagu keegi tuleb sealt samamoodi tagasi , siis see on Mahomes , aga nagu noh , ma arvan , et see ei ole nagu ebareaalne eeldada , et ta vähemalt nagu septembrikuu ei ole päris tema ise ja tal läheb nagu natukene aega ikkagi , et nagu käima saada ennast , ükskõik kui hea ta praegu juba mingites videodes , mis on nagu tulnud välja näeb . sest et ma arvan , et ta on väljakul week 1 , see kuidas schedule Broncosega vaata game , primetime game on ju , aga jah , see on hea point küll , et see võtab alati , tihtipeale võtab ikkagi läheb aega , aga kui keegi seda suudab , on Patrick Mahomes on ju . siis Kallaste , kelle korda , Janni korda . jah . jah , mul läks ka ehk sassi siis . järgmine meeskond , mis meil on 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . oi , Jan , see on ideaalne . Dallas Cowboys . no Let's go Dallas Cowboys või siis minu eelmise aasta Dynasty tiim oli seal mingi hetk olid Dak Seedy ja George Pickens kuidagi kõik koos . noh , Dallas Cowboys , ega me ju kõik teame , et see rünne on , ründelagi on 45 punkti sulle visata , onju . just visata , mitte joosta , sest et Dak on üks parimaid pocket passereid NFL-is üldse , veidi underrated QB , kuigi seda on nagu rõve alati öelda , aga ja noh , see receiving core , kui Pickens sellist Brandon Ayuki ja Anthony Browni karjääri ei tee , siis lagi on jumal teab , kus tal Seedy samamoodi , kuigi ta ei olnud eelmine aasta ka nagu nüüd päris nii tipus , kui ta käis siin 2023 , siis igati selline top 3 wide receiver core NFL-is juba nende 2 venna pealt . ja noh , üleüldse minu arust tiim veidi sarnaneb Bengalsile nagu ka selle poolest , et sul on nagu 2 alfa receiver'it , sul on väga hea quarterback , kes ei ole küll päris seal nagu top 3-s , aga noh , kelle pealt sa üksi saad tassida ja see kaitse nagu vedas neid alt eelmine aasta , see oli koomiliselt halb kohati ja neil on täiesti uus kaitseliin . Donani Zeraku , siis nad ju treidisid endale suure skandaali järgselt ja Micah Parsons järel või noh , Micah Parsonsilt saadud pikkidega selle , issand jumal , ma blankin nüüd . Keeri . Quinnen Williams ja Quinnen Williams endale sinna keskele . sul on veel ju lisaks Kenny Clark on ju noh , kui hea ta enam on omaette küsimus . et ja Keeri on ju tuli ka , keda Cherry siin armastas . et kui cornerid saab paika ja secondary ei ole täielik nagu auk , siis why not . kui Caleb Downs toob ka stabiilsust äkki sinna secondary'sse . ja just , Caleb Downs läks täiesti meelest ära mul . Caleb Downs pole isegi depth chart'i starter praegu .
Hourlad siis on Ei, ta- Nickelbacki ta- peal. On. ta on Nikkeli peal Ja noh, peaks seal on olema ju see- BFF-is on see Reddy Stewart. Su nimi on Reddy Muidu. Stewart. Redi, kuule. me just leidsime selle kolmanda nime . kolmas sekund . Jah, kolmas korter on tehtud jah , olemas . Reddy Stewart . ühesõnaga , tegelikult ju jah , Caleb Downs toob natukene stabiilsust ja sul on , ma arvan , jälle selline lagi sellel tiimil päris võib-olla 13-14 võitu ei ole . Puhtalt sellepärast , et sul kaitse laseb kohati ikkagi mõned nagu halvad mängud ja neil on päris raske division schedule , aga nad on vabalt selline ka väga hea pretendent asendama , kes iganes seal NFC alumistest play-off tiimidest oli . ja see võrdlus Bengalsiga on nii lihtne nagu , et noh , seal ongi see , et kui kaitse on natuke parem kui eelmine aasta , kui kaitse teeb kui me turnover battle'i võidame , anname Täkile nagu palli 2 korda rohkem kui vastasele , siis noh , seal on võimalus , iga mäng on võimalus võita . mul tulevad kõige geniaalsed küsimused vahetevahel . Chase ja D versus CD ja Pickens . Chase ja D . Chase ja T jah , aga see ei ole , see on väga close . see ei ole nii , jah . see on nagu , ma ei tea , see on vist see , et Chase on parem wide receiver 1 ja Pickens on parem wide receiver 2 vist või ? ma ei tea , kumba ta võtaks . ma ütleks sama jah , jah , aga noh , ma võtaks Chase'i üle kõigi põhimõtteliselt , et noh , see nagu mõjutab , et noh , CD , kui sa küsid 2 aastat tagasi , kui CD-l oli siis mingi 1800 jaardi hooaeg , siis noh , ilmselt võtad ikka Chase'i , aga noh , need on selgelt 2 kõige paremat uued minu arust NFL-is . jaa , Pickens , sitaks kui Pickens on meeskonnas terve hooaeg ja ta tag'i peal hakkab lammutama , kui ta tahab raha saada , siis see võib päris söge meelde . ei no see ongi see , Pickensiga võib nagu kahte pidi minna , et noh , selles mõttes Pickens ei ole ju tegelikult nagu skandaalne receiver selles mõttes , ta on noh , ta teeb lollusi vahel väljakul , aga ta ei ole ju mingi noh , selles mõttes ta ei ole siin mingi kuradi . ta ei sõida rallit vahepeal kiirtee peale , ega sellist on ju . et meil on palju hullemaid näiteid kui George Pickens tegelikult , et noh , see ongi see , et Pickensiga kui see tag'i asi ongi see , et kas ta solvub või ta võtab seda motivatsioonina , et ma olen CD-st parem ja kui ta niimoodi mängib , siis noh , seal on 2 nagu vägagi alfa receiver'it , et see on hästi lahe , ma Cowboysi vaatan see aasta kindlasti nii palju kui võimalik , lihtsalt sellepärast , et näha seda rünnakut . aga Kallaste , anna siis endale uus meeskond . ma olen peale 8 tükki jäänud täpselt , igaüks 2 tükki veel . see ründeliin on ka ikkagi nagu shitaks hea , kui võib öelda Cowboysil , et see interior eriti . nii Kallaston tundub väga elevil . New York Jets . tõmbasin vaiba alt ära , ei Jets on hästi huvitav tiim see aasta , pole kahtlustki . alustame kõigepealt sellest Geno Smithist . Geno , kes läks eelmine aasta Raidersisse , noh , Pete Carrolliga oli see hype kõrge . põhjuseta võib-olla , põhjusega , aga noh , see jah , terve hooaeg lends õhku . ma arvan , et Geno Smithis on siiani väga sihuke võimekas QB , kes noh , oskab tegelikult intelligentset mängu mängida . Raidersis ma arvan , et ta force'is liiga palju , see Seattle'i viimane hooaeg oli vist ka vaata , kus ta hakkas lihtsalt nagu pingestama ja hakkas loopima . kui noh , Geno ümber asi on puhas , siis teoreetiliselt see tiim on päris hea . teoreetiliselt Geno ümber peaks asi puhas olema , see on väga tugev ründeliin , Olu Fashanu , Dylan Parham , Josh Myers , paremal Joe Tipman ja Armand Membu , üks paremaid noori ründeliine NFL-is . Läheme receiver'ite juurde , Garrett Wilson , A.D. Mitchell ja draftisid Omar Cooperi ja nad draftisid Kenyon Sadigi ju ka , eks ju , jah , kes tehniliselt depth chart'is võib olla isegi Mason Taylori ja Jeremy Ruckerti taga sõltuvalt formatsioonist , noh , back-up . kõik on olemas , kui Geno toob stabiilsust , siis lähed selle kaitse juurde , mis on ka noh , ikkagi selles mõttes kuulub NFL-i kõige talendikamate hulka . ma arvan , et lagi kui selline , nii valus , kui mul seda ka öelda ei ole , on tihtipeale Aaron Glenn , kes ma arvan , kaotab oma töö Frank Reichile mingil hetkel . ma näen võimalust , et see tiim absoluutselt selles divisionis teeb noisi , aga noh , kui tihti me seda Jetsi kohta varem oleme öelnud loomulikult on ju . ma arvan , et over'ina tihtivad ära , kui Geno mängib nii nagu ta võiks mängida , aga 5,5 siis jah ? jah , noh 5,5 on , come on , aga noh , mul on suured küsimärgid selle tiimi juhi või noh , kultuuri , Aaron Glenni , noh kõige selle ümber , ma arvan , et seal on talenti jõhkralt . Minka on selline , mida sellest juhtus ? Nad treidisid ju , Minka on seal . kelle vastu nad treidisid ? jaa , oli küll jah , mingi veider treid . see on just jube naljaks , kuidas nagu ma kuulan ja räägin ja naeratan ja noogutan ja nõustun ja siis ma see on Jets . see on Jets , ja täpselt , see ongi . aga minu meelest sa ei maininud nagu kõige paremad Jetsi mängijad , kes need on , ehk Brees Hall . jah , Brees Hall ka just . et nagu ma arvan , et kui tema saab korraliku nagu hooaja niimoodi , et ei ole vigastusi , ei ole mingeid muid jamasid ,
siis tema võib olla küll see eduvedur, kes nagu veab Jetsi nagu oluliselt kõrgemale, kui me praegu arvame. Ja nagu, ma ei tea, ma nagu ei ole nii nagu Aaron Glenni vihkaja või selline, nagu mul on usku temasse. Ma ei tea, millest see tuleneb, ma tõesõna ei oska nagu seda nagu mul tuleb sellest, kui ta tantsis seal sideline'i peal, kui nad Tampa vastu field goal paks, et ainus põhjus, sest sa näed, et ta on siuke coach, kes mängijatele tehniliselt võib meeldida, aga see, et nad tõid Frank Reichi sisse on nagu, et see on juba siuke punane joon. Aga Frank Reich on väga quarterbackidega olnud tihti peale vaata. Aga kusjuures Minka Fitzpatrick treiditi 238. piki vastu. Ehk siis Printeri vastu põhimõtteliselt Kyle Korver. Jah, täpselt. Henrik, kas sul on kunagi Brees Hall kuskil Fantasy's ka olnud või? Ei ole õnneks. Minul see üks hooaeg, see hea hooaeg mul oli. Sellepärast sa oledki optimistlik tema osas. Mina vihkan Brees Hall ja ma ei võta tal mitte kunagi ühtegi tiimi. Ma võitsin Fantasy tiitli taga, ta oli ainuke running back. Sul oli mingi 5 running back'i seal, ei olnud või? Sul oli ainus, whatever. Vähem ainus, aga mul see pukad ja teised kandsid ära. Minu kõige suurem mure on see, et David Bailey pani enda numbriks 31, mis ma ei tea. Ma ei tea Kallast. See on aus, sa võtad mingi 5 säkki maha selle pealt. Jah, aga siis A.D. Mitchell over-under Kallaste. Over, mis iganes number sa ütled, over. Over, ja ma isegi ütle, ma ei hakka numbrid ütlema, lihtsalt over-under. See oli nii haige, et nagu, selles mõttes ma tean, et see nagu A.D. Mitchell, ma olen meem niikuinii sellega, aga nagu ma päriselt usun A.D. Mitchelli talenti ja siis sa vaatad off-seasoni, kus ta toovad Omar Cooperi ja Kenyon Sadigi sisse, siis sa on nagu, oota. Aga ei. Jah, aga Texas receiverid on toredad. Ma võtaks hea meelega selle Backersi oma Matthew Golderiga sõidaks elu lõpuni ringi. Aga Kallaste, anna siis mulle üks meeskond, kellega ringi sõita veel ühe korra. No nii. Pane keerlema, ma ütlen nii kaua, et A.D. Mitchell esimese nädala over-under on 37,5 jardi, kui ma leidsin mingi suvaliselt saidilt õige numbri. Over. Rookie numbers. Atlanta Falcons. Okei, Atlanta Falcons. See kõik, ma tegin node'id ära, nagu ma olin kõikidele meeskondadele mingi nõud. Atlantal on kõige raskem leida neid note, oli kõige vähem note üldse nagu. Aga 7,5 ja see on see division. Lihtne on. Et neil on ju over-under rohkem kui Panthersil siis ju, kes võitis eelmine aasta divisioni. Ja kellel on põhimõtteliselt sama meeskond tuleb tagasi. Okei, huvitav. Aga Atlantaga. Tua mängib selles uues rundes oma eliidi tasemel. Kui Tua järsku mängib seal, kus ta kohati oli Miami's, siis see rünne võib olla väga plahvatuslik, eriti veel Kallaste lemmik Kyle Pittsiga, Drake Londoni, Bijan Robinsoniga, et seal on lihtsalt vaja quarterbacki, kes suudab selle nagu palli laiale visata. Võib-olla pikkade pallide peale ei tasu lootma hakata, et siis Drake London saab palju jump poole. Ta peab hüppama kõrgemale, kui ta on võimalik, aga ikkagi. Ja Bijan saab päris palju palli ja Kyle Pitts saab päris palju palli, ma arvan. See kolmik, nagu just see sama kolmik, Drake, Pitts ja Bijan, Pitts on selgelt siuke nõrgim lüli seal, aga ma arvan, et väga paljud tiimid võtaksid selle kolmiku üle, mis iganes neil on praegu, vaata, et see ongi see, et ainuüksi juba Bijani pärast, aga sul on Drake London, kes on puhas wide receiver 1 tegelikult, lihtsalt ta ei saa seda haipi nii palju, kuna Atlanta võib olla, ja pluss ma arvan see kaitse ka, et nagu seal on küsimusi loomulikult, eriti selle sophomore pass rush. Kui James Pierce on väljakul, nagu Hendrik ütles, kui James Pierce on väljakul mitte vangis, siis ta võib olla üks parimaid pass rushereid ja Javon Walkerist peab ka midagi kätte saama. Vaata, kes neil uus kortsi koordina? Jeff Ulbrich, kes oli ju pikalt seal, enne kui ta Jetsi läks. Coach Brick, jah. Ja minu arust see secondary on väga hea. Jesse Bates, Xavier Watts, vaat eelmine aasta lõpus oli. Räägi. Lihtsalt see Ramsey mängi eelmise aasta lõpus, kes mäletab, vaata Bijan pani hullu ja siis Xavier Watts vist pikkis, Bates sai 1 piki, Watts sai 2 äkki Staffordilt. Et kõik see toimis nii, nagu see peaks toimima ja siis neil on AJ Terrell ja Noren Ben Davion, kelle nad see aasta draftisid. Et minu arust see secondary on hästi vinge, seal on lahedaid mängid, lihtsalt nüüd ongi, et kas Kevin Stefanski, mis muudatuse tema sisse toob. Ja quarterbacki taha jääb päris palju, sest et ta on üks väheseid meeskondi, kus on open competition, vaata. Sest lõpuks Penix võib ka olla quarterback, who the knows, vaata. Kas Falcons ei ole veidi sarnane tiim Brownsiga? Nagu selles mõttes, et sul on ründeliin nagu paigas, sul on skill positsioonidel, see on nagu Falconsil on natuke rohkem seda ründes kindlasti ja Brownsil on natuke rohkem kaitses paigas. Aga nagu natuke sarnane, praegu mõeldes, ka Stefanski peale natuke nagu sarnane situatsioon, lihtsalt teisel pool palli on nagu see seis veidi parem kui teisel.
kusjuures ma tooks Ehk isegi siis- Atlantaga võib-olla selle väikse võrd, see ei ole nii hull, aga nagu see on see, et iga aasta me räägime sama juttu ja siis tuleb sarnaselt Jetsile, tuleb meil, no see on Falcon. Midagi juhtub. aga kusjuures see division vaata aitab kaasa kõvasti, sest see on NFC South vaata, kus sul on nagu praegu on 8,5 võiduga Buccaneers, kellest me räägime ka kohe varsti, et on siis selle meeskonna, selle division live favoriit vaata, et nagu see ei ole ka mitte midagi võitmatut, Jets on Pillsi ja Patriotsiga vaata, et see mängib kõik omajagu rolli tegelikult on ju, kusjuures aga jah, Hendrik, Falcons jälle Jaa. üks siuke meeskond, kes on nagu no name või nagu kes väga publicity't ei saa praegu on ju. ja ei, mul lihtsalt tuli meelde, et Kallaste mainis seda Jetsi võrdlust. Just eile vaatasin, kõik teame, et Jetsil on kõige pikem see streak, kui nad ei ole play-off'i öelnud, see on nüüd 2010 alates on ju. Teate, mis Jep. tiim on number 2 või? Falcons siis jah. Falcons, 8 hooaega. okei. See oli minu jaoks üsna üllatav, sest mul nagu samamoodi mõtlesin, et millalgi ikka viimaste mingite aastate jooksul kuidagi said sinna, aga ei, 2017 viimane Nad aasta. on ju kogu aeg hooaja lõpus seal, et noh, et 3 tiimi lõpetavad 9-8 ja Falcons jääb välja. On ju tõesti jah, 2017. Istuvad aeg. Saints ütleks, et aasta peale seda kollapsi superbowli said veel play-off'i ja siis rohkem polegi saanud jah. Jep. okei. No, Falcons on aga vähemalt siis, Hendrik, anname sulle ka ühe meeskonna. Nad saavad veel 2, meil on 6 meeskonda alles. jah, nad saavad meil ainult 2. Jep, no nii. Falconsil on vähemalt üks suur fänn ka Eestis, nüüd shout out Sulo Kuuler. Sulo, no nii. New York Giants. There we go. Davai, okei, esimene asi. Number 1 põhjus. Meeskonna on täiesti uus mentaliteet, neil on nagu päriselt treener, kellel on mingi filosoofia, ei ole nagu see, et mingi iga 2 aasta tagant vahetame, on ju. Ei, John Harbaugh tuli, ta tahab joosta palli, ta tõi Pancake Patti sinna sellel põhjusel, on ju. Nad jooksevad palli, nad lihtsalt lömastavad, kõik vastased teevad, lihtsalt jooksevad teerulliga üle nagu. Cam Scatterbuck, come on, ta jookseb igast mängest läbi, keegi ei peata teda, on ju. Siis kogu mingi viimased, ma ei tea, pool aastat, ükskõik mis nagu mingi foorum või mingi podcast või mis iganes, alati ma kuulen seda, Jackson Dart concussion'id, Cam Scatterbuck concussion'id, nagu sorry, see jutt ei vasta tõele, on ju. Jackson Dartil oli 1 concussion, 0 ülikoolis, lihtsalt mainin, 0 ülikoolis. Cam Scatterbuck oli lihtsalt freak accident, on ju, ta läks nagu ankle täiesti paigast ära, need vennad ei ole injury prone, nad mängivad kõik nagu 17 mängu. Võib-olla jah, Scat oma nagu mängustiili tõttu, võib-olla 1-2 mängu jääb kuskil vahele, pole hullu, Tyron Tracy tuleb, ta on reaalselt parim nagu running back 2 nagu, mis tiimil saab olla. Nii, läheme siis nagu edasi rünnakule, on ju, Isaiah Likely, reaalselt ülihea edition, kõik mis ma kevadel lugesin tema kohta oli see, et on Jackson Darti parim sõber, on ju. See on väga hea, sest kui Malik Neighborsil läheb hooaja alguses aega, et nagu mänguvormi jõuda, Likely on seal olemas. Nii, kaitse juurde, on ju. Nagu see kaitseliin, see on õudne, see on hirmus, ma tean, aasta aega tagasi me rääkisime sama jutti, kuidas Giantsil on jõhker kaitseliin, aga nüüd nad said nagu Reese'i ja kes see teine on, Edmondson sinna keskele, nemad patrullivad seal, need vennad nende ees on ju, ehk siis Burns, Thibodeau on ju, issand jumal, Abdul Carter on ju, ja Reader keskel on ju, kõik saavad lihtsalt joosta, need ei pea muretsema selle eest, mis nende selja taga toimub, nende selja taga on turvaline. Secondary, seal keegi pop-offib, seal on nii palju selliseid tüüpe, kellelt sa nagu iga aasta nagu käivad head jutud kämpi ajal, et nagu jaa, siit tuleb on ju, siit peab nüüd tulema ja tulebki. Seal on Newsom, seal on Debo, seal on Banks, seal on Phillips, ma tean nagu, kui sa ei ole Giantsi fänn, sa mõtled, need on täiesti mingi pamm-tüübid, ei ole eales kuulnud, ei tea mitte midagi nendest on ju. Aga iga aasta nagu kellegi kohta nendest räägitakse midagi positiivset. Mina isiklikult ootan Banksilt, ma saan aru, see kõlab hullumeelsen on ju, aga ta on lõpuks nagu skeemis, mis talle nagu sobib. Ja number 1 asi, miks Giants jõuab play-off'i, neil on lõpuks kicker, neil on lõpuks peatreener, kes saab aru, mis on kickeri väärtus. Me ei kaota mingi 3 mängu hooaja jooksul lihtsalt seepärast, et meil on mingi panter kuradi oma kikke tegemas. Oota, kumb nüüd? Mis asja? Kumb kicker? Vahet ei ole, mina usaldan John Harbaugh. Ta on ekspert, ta teab, ta on 20 aastat oli Baltimore'is, alati oli hea kicker olemas. Enne seda oli 10 aastat Philadelphia's, alati oli hea kicker, et nagu Giantsil on nii palju häid positiivseid põhjuseid, miks nad saavad play-off. Nagu kui ma näen seda over-under 7,5, ma smashin seda overit, ma panen kogu oma paranduse sinna alla. Neil tuleb lebot, neil tuleb hea hooaeg. Tahaks ise praegu selle jutu peale joosta oma Giantsi Jersey's väljakule ja see on nii inspireeriv ja motiveeriv.
no ja siis ma vot , mõtlesin sellele , kuidas sa ütlesid , et nad jooksevad tiimidest üle ja siis ma mõtlesin sellele Ravens Chiefsi mängule , mis siin play-offides oli ja siis mul tuli meelde , et õigus jah . aga ei , jah , nõus . kes see on nüüd , kes see rookie on , kelle me trööme sisse , mis ta nimi on ? Sool on üks quick kick ja Dominic Ben Sool Svada. , kes on Soolid ? Svada , kes ? Svada , jah , aga special teams head coach on , aitab on ju . aga jaa , nagu potentsiaali on kõvasti , aga hooaja alguses me peame üle elama muidugi , need esimesed 2 mängu on väga-väga rasked ja siis meil pole arvatavasti Neighborsit ka seal , see läheb keeruliseks natukene . aga ja kas sa Maio Noast rääkisid või ? ei , ma isegi räägin paremat asja , kuule , ründeliin on nagu meeskonna tugevus . mingi 10-15 aastat vaatasin kogu aeg ründeliin oli lihtsalt täiesti trash . nüüd lõpuks ma saan rahulikult magama minna ühel septembri õhtul , sest ma tean , et on nagu 5 meest , kes kaitsevad minu franchise quarterback'i . ma ei pea muretsema selle pärast ja nagu , come on , olgem ausad , ründeliin on nagu üks peamisi põhjusi , miks tiimid jõuavad play-off'i üldse . kui sa suudad oma quarterback'i tervena hoida , kui sa suudad nagu avada teid oma running back'ile , onju , sul on iga kelle võimalus jõuda play-off'i , nagu siin ei ole mingit küsimust . vaata , mis John Harbaugh ühel inimesel teeb . see on jah , esimene aste Harbaugh ringist , et räägin paari kuu pärast uuesti . kas ma võin paari aasta pärast . ja mingi Paari aasta 10 aasta pärast , 10 aasta pärast . 10 aasta pärast ? kas ma võin teist korda paluda korraks tähelepanu ja teha oma wide receiver core vol 2 või ? arvestades , et Malik Neighbors on vigastatud esimesed paar nädalat hooajast , wide receiver core Giantsil , Darius Slayton , Darnell Mooney , Calvin Austin , okei , pole paha , aga edasi on Malachi Fields , Isaiah Hodgins , Odell Beckham , let's go , Juju , let's go , Jalen Hyatt , Braxton Berrios . et jah , see . ma ei tea , minu meelest sa just nimetasid hunniku vendi , kes on alati play-off'is hästi mänginud , nii et . ei , ma nimetasin nimetasin hunniku vendasid , kes on okeid , aga selles mõttes , et ma arvan , ma olen nagu üldpildis nõus ja ma loodan ka , et Giants on hea ja ma lähen isegi ise Giants ühte mängu vaatama detsembris , aga eks jah , mul on nagu selles mõttes elan kaasa , et nad vähemalt detsembri alguseni on competitive ja head ja saan selle mängu ära vaadata . aga see natukene on hirmus , et need esimesed paar mängu on väga rasked ja siis sul ei ole Neighborsit ka seal on ja siis sa pead selle nagu , ja noh , see on täitsa võimalik , et kes neil week 3 on , te teate peast või ? Titans . no siis , no see on jah , et sa tõenäoliselt lähed sinna 0-2 . Või isegi kui see 1-1 must win game üldse nagu . see on üks must win game seal kohe jah . et aga noh , jumal teab , äkki lähevad 1-1 ja üllatavad kõik või isegi 2-0 ja let's go . Giants on siuke tiim , et noh , raske on pessimistlik olla , kui sa vaatad kõike seda , noh , selles mõttes Hendrik laotas selle kõik praegu nagu ette ära , et noh , seal on iga nurga pealt sa näed optimismi , et noh , see lihtsalt noh , see umbes ei oskagi nagu muud analüüsi kui umbes , et noh , et midagi läheb alati valesti , et noh , nüüd ongi see , et nagu noh , ma ei tea , division , vaatad ringi , eks ju , et noh , play-off'i tiimina tasub ennast kindlasti näha , 7-5 over-under , noh , ilmselt on õige , aga kõlab kuidagi madalalt , aga noh , see ongi see optimism . jah , aga John Harbaugh teeb seda , see aitab vaata . aga Hendrik , lihtsalt see Tart ei ole viga saanud , see käib iga mäng , kes seal telgis vaata , see on hirmutav asi . ametlikult tal oli 1 concussion . Yes, ametlikult oli üks , seal oli 100% üks play . mina nägin 4 . täitsa sustid püsti . jah , davai , paneme ratta keerlema , aga ütleme seda ka , et Giants on minu arust ka selline tiim , kes ma arvan , et täitsa mingi 3-4 võidu peale ei jää , aga ma täitsa näen , et võivad olla vabalt kas 5-11 võitu seal vahemik nagu , et kõik on laual . Las Vegas Raiders . There we go . no nii , sain ühe prügikastiga lõpuks . Raiders on ju selles mõttes , et see division on veider praegu , seal on Chiefs tuleb Mahomes'i vigastuse pealt , on ju . Broncosel oli selline maagiline run , neil on täiega hea roster , aga kas nad on tegelikult nagu nii head , on ju , kui nad eelmine aasta olid . Chargersil on , nad on iga aasta vigastatud , on ju , et ma tean , et vastased on vigastatud ei loe , on ju . aga et nad ei ole ju kunagi realiseerinud enda võimalust .
Raiders on täiesti uus režiim, mis on, ma arvan, kõige tähtsam asi. Et sul on uus head coach, kes, see Pete Carrolli eksperiment, mul on väga meel, et see nagu lõppes kiiresti ära, sest et võime siin kõik Otselist kuulata vanasid häid aegu mäletamas, aga mõnikord on nagu vaja edasi minna. Ja see oli nagu selgelt see, et see enam ei toiminud ja minule väga meeldib, et nad võtsidki lihtsalt nagu noore, et nad ei võtnud kedagi, ma ei tea, kes iganes Mike McCarthy'd ja niimoodi on ju, kes siin nagu saadaval olid tegelikult. Nad võtadki riski, sa võtad nagu tood sisse uue hingamise. Neil on samamoodi tegelikult ju mingid positsioonid paigas, sul on liiga parim tight end, liiga teine, kolmas parim tight end. Sul on nagu, receiverites on palju küsimärke, on ju. Aga samas nagu sul on quarterback tõenäoliselt paigas, sa ei näe teda küll, ma arvan see aasta, sest kõik see, mis nagu on tulnud nende poolt välja, on ju see, et quarterback peab esimene aasta istuma ja isegi kui ta ei istu, siis või kui ta terve aasta ei istu, siis enamus vast küll on ju. Sul on center paigas, sa oled nagu draftinud tegelikult ründeliini päris kõrgelt ju siin veel lisaks on ju Colton Miller oli, mitte Colton Miller, vaid see Jackson Bowles-Johnson oli ju paar aastat tagasi teise raundi pikk vist, kui ma õigesti mäletan. Jah, oli küll. Et jah, see tiim on nagu auguline, muidugi viimaseks siis Ashton Genty, et sul on üks kõige kõrgema laega running back'i liigas on ju. Siin on neid debatte pidada, et kas Love või Genty või et kumb on parem ja kumb on paremas situatsioonis. Et neid võib pidada ju siin lõpmatuseni, aga selles mõttes, et sul on nagu mingid positsioonid paigas, sul on nagu center, tight end, running back ja siin-seal midagi veel, Max Crosby on ju, ma olen meelega siit natukene välja, et jumal teab, mis temaga toimub, ma ei usu lõpuni välja, et see nagu suhe seal tiimiga nagu parandatud sai vähemalt nagu front office'iga, et ma usun seda, et Maxile väga meeldib olla Raider, aga lihtsalt see, kuidas temaga käituti seal, mis tehti ja kui nagu veider see kogu olukord oli, jätab ikkagi mingil määral märgi. Aga ma arvan ka, et see on selline, ei hakka siin nagu ilustama asja, et sul peab nagu olema see, et Genty ongi mingi sul top 3 running back liigas ja Kirk Cousins on nagu lõpuks oma hilkalt täiesti tagasi ja suudab seal nagu ühe viimase hea aasta teha ning kaitse nagu hoiab ära ja kogu division on natukene nõrgem kui eeldasid. Aga Raiders on nagu see, et kui meil oleks valida siin nagu järgmise, ma ei tea, ütleme 2-3 aasta nagu mõttes hea tulevikuga või nagu lootusrikka tulevikuga tiimi, siis siin on nagu mõned jube head mängijad, kelle ümber ehitada ja nüüd ongi lihtsalt sinna meat and bones'i vahele vaja põhimõtteliselt. Minu arust Raiders on teinud nagu kõik suht õigesti, mis nad saanud teha on, selles mõttes olukorda arvestades nagu. Ja need 2 uut linebackerit ikka siis Valkeri ja Kobidini vaata. Aga eelmine aasta Jackson Dart oli istume võimalikult kaua week 3 end alustas on ju. Ma ei usu mis juhtub tihti peale siis, kui quarterbackid ei mängi hästi, pluss veel kui meeskond kaotab vaata. Ma tean, et Tom Brady tahab, et Mendoza istub. Ma arvan, et Kirk Cousins ei mängi nii inspireeritud jalgpalli, et sa vahid 17 nädalat Kirk Cousinsit üle selle. Jah, ma arvan, et pigem oktoobrikuus kindlalt alustab juba. Ma oktoobrikuus ma julgeks arvata, et ikkagi pool aega Kirk mängib seal pigem. Ma ausalt öeldes kuna lihtsalt nagu Brady on nii nagu oma nagu põhimõtetes kinni selle osa pealt, et nagu see, et see on täielik lollus, mis toimub ja et nagu see, et sa teed mängu nagu quarterbackile nii lolliks on täiesti mõttetu ja nagu see arendab neid ainult nagu halvemas suunas ja nagu, et see, et mis väga lühidalt kokkuvõttes, mis ta nagu point on siis see, et kui meil tuleb noor quarterback, kes ei ole nagu kõige suurema kogemusega, siis me teeme mängu hästi lihtsaks, sul on 2 riidi, valid nende vahel, viskad ära, kui kõik on mingi RPO-d, sul on nagu kiired söödud, on ju, saame kiiresti pallist lahti. Ehk siis sa tekitad neile harjumuse sellest ja siis, kui on vaja järgmine samm teha, siis seda ei oska, sest neil ei ole nagu vundamenti all, on ju. Eriti veel Mendozaga, kes on nagu võttis ju eelmine aasta 2 snappi Indiana Thunder centris, mis on nagu NFL-is äärmiselt vajalik, sa saa shotgunist joosta terve mäng. Ehk siis ma arvan tõest, et nagu teades, kui tugevalt Brady on seda väljendanud ja mis nagu küsimused Mendoza ümber on, kuigi ta on nagu hea prospekt ja ideaalne quarterbacki kehaehitus ja kõike muud,
et ma ei imestaks üldse, kui ta istub veidi kauem, kui Raidersi fännid tahaks ja ma ei arva, et see on ka halb otsus. Naturaalne vahetuspunkt oleks bye week, neil on 13 nädalal bye week, noh oletame, et divisioni favoriidid võidavad divisioni ära ja noh Raiders võib-olla sellel ajal on veel konkurentsis, aga noh kaugel, siis viimaseks 5 nädalaks oleks hea Mendoza sisse visata. Oktoober on söge neil, Chiefs, Patriots, Bills, Rams. Ma mõtlengi, et sinna nagu visata teda tundub lihtsalt kuidagi kuri. Ma lihtsalt mul on nagu Jackson Dart alustas Chargersi ja Chiefsi vastu esimesed 2. Mul on nagu see, ma ei tea, kas Kirk Cousins on nagu piisavalt hea mängija aastal 2026. Ta mängib Mendoza ees, pole hullu vaata. See on nagu, aga noh, jah, sure. Okay, aga selles mõttes see on nagu valid argument, sest Cousins on natuke sarnases situatsioonis, kus Russell Wilson oli vaata, kes tuli sisse nagu esimest korda selle meeskonnale, vaata see on esimene aasta tal selle juures, et see on huvitav võrdlus, sest Giant New Yorgis sa nägid seda liikumas, kui siit paneme lihtsalt, anna mulle hope, vaata, paneme selle noore sisse, vaata, aga Brady'ga huvitav on see, et kohe läheme Kallasse pane pöörlema järgmise peale, et muidu me jäämegi siin 4 tükki veel minna. Brady'ga on see, et ta on minority omanik, kes kommenteerib ka mänge ja kes ei ole 24/7 meeskonna juures, aga ta tundub, et tal on mingi sõnaõigus selle meeskonna juures, mis on ka väga jabur nagu konflikt minu meelest nagu. Et see on, Florio ei saa üle sellest, ma kuulen liiga palju Floriot, aga talle käib täiega pinda, et ta on omanik ja ta saab käia kõikide meeskondadega mängi kommenteerida. Florio valib päris sellised selged lahingud, mida talle meeldib võidelda, seal hulgas Baltimore Ravensi quarterbacki Lamar Jacksoniga, kes on järgmine tiim. Ma ütleks... There we go, Kallaste. No nii. Baltimore Ravens, ma ei tea, võib-olla ma ei ole nagu kõige tasakaalukam arvaja, aga ma arvan, et Ravensi jaoks ei ole ka nagu raske argumenti teha samamoodi nagu Cincinnati Bengalsiga. See on tiim, kes Pittsburgh läks play-off'i, aga Steelers mängib alati kõvasti selles mõttes, nagu, et don't get me wrong, aga ma arvan, et eelmise aasta algust me rääkisime ka, et Bengals ja Ravens on selged nagu divisioni favoriidid tegelikult ja Ravens võib olla üle kõigeni või üle Bengalsi. Seal on palju muutusi. Hendrik lautas päris mitmed muutused ette, kuidas väga paljud Ravensi mängijad vahetasid konverentsi ja läksid peatreeneriga kaasa, aga see põhituumik on paigas. Suuremad küsimused võib-olla on siis see, et kuidas Tyler Linderbaumi asendatakse. Center on tavapäraselt kõige asendatavam positsioon ründeliinis. Nad tõid sisse see ründeliin, mis oli eelmine aasta kohutav. Nad tõid Vega Joane ja John Simpsoni tagasi, kes Simpson underachieve'is Jetsis, 2 aastat tagasi Ravens oli meeletult hea kaart. Tacklid on paigas, arvatakse, et kui Rosengarteni mängija enam Falele kõrval, seda on ka parem, mis ma usun ka selles. Sul on lõpuks sul on rünnakul Lamar Jackson ja Derrick Henry. Edu nende peatamisega. Receiverid nad draftisid 2 uut noort, Zay Flowers minu silmis, ma ei tea, kas ta on selline klassikaline number 1, aga volüümi põhjal ta on. Lamar vaatab tema poole, tight endi asendus, likely minemine minu jaoks on nagu kõige suurem kaotus üldse sellel tiimil. Et Linderbaum eks näis, mis nagu see on, aga Lamar on varemgi teiste tsentritega mänginud. Ja siis sa lähed sellele kaitse poolele, mis oli eelmine aasta mäleta, mis nädalani, kas mingi week 5 oli vist lubas kõige rohkem jarde NFL-i ajaloos või mingi täiesti pöörane number. Baltimore Ravensi kaitse, eks ju. Zach Orr, sa olid lahe mängija, tubli defensive coordinator, äkki Mike McDonald ja tekib uus võimalus midagi teha. Jesse Minter tuleb sisse ja see on see kõige suurem muudatus see aasta. Anthony Weaver, kes on suur defensive coordinator ja tõenäoliselt head coach'i kandidaat tuleb koordinaatoriks, ta tuleb pass rush'i õpetama põhimõtteliselt. Ja see kaitse, nad tõid sisse Trey Hendricksoni, aga suuresti see tiim on sama. Kas Namdi Medabike tuleb nüüd oma sellest kaelavigastuselt tagasi, on suur küsimus ja mis tasemel ta tuleb. Aga ma lihtsalt arvan, et sellel tiimil on reload aasta ja kui Declan Doyle on natukenegi sellest, mis hype tal tema ümber on, mis minu esimest korda vist minu nagu fänn või jälgimise suunas on Baltimore ümber nii vähe hype'i, kui see aasta on olnud. Et pigem on nagu see, et wait and see. Et Declan Doyle'i võrreldakse Ben Johnsoniga, ta on mingi äärmiselt detailidele keskendunud inimene, kes tahab asju teha teistmoodi, kui on varem tehtud. Mina olen väga optimistlik ja ma arvan, et siin ei ole mitte mingit küsimust, et Baltimore võiks olla isegi parem, kui nad olid eelmine aasta. Kohe kindlasti. Ja Calais Campbellit ka ära unusta. Ma ei ole kunagi näinud nii pikka paganama biot, sest ta on nii kaua mängid 2008 aastat saadik ja see on nii pikk, ma pidin alla scrollima, et näha ta kõike kreide ja statte nagu naljakas. Aga kui palju sa usud fännina nagu, muideks Ravensil on 11,5 võitu over-under, mis on NFL-i kõige kõrgem, ta Ramsiga samal tasemel, mis on nagu crazy välja mõelda sellest, et sa eelmine aasta ei saanud play-off'iga. Aga kui hirmus on see
peatreeni vahetus, ma tean, et uus peatreeni toob tihtipeale Hope'i, aga Jesse Minteris osas. Noh, ma arvan, et Ravensi fännidelt küsida on selles mõttes nagu tainted niikuinii, et noh, et oli aeg, eks ju, et noh, selles mõttes Harbaugh on armastatud figuur Baltimooris, aga mina olen väga hyped up selles mõttes, et Jesse Minter tegi Chargersiga väga vingeid asju, tihti peale ka ütleme koosseisudega, mis ei olnud, noh, ta sai Odafe Owest eelmine aasta mingi 7 säkki välja, siis seal oli Khalil Mack ja noh, see Tui ka, eks ju. Et see on täiesti teine tase, noh, see on selline Mike McDonaldi juurde tagasiminek, mis noh, jällegi 2 aastat tagasi oli Mike McDonald nende enda majas, on ju. Et noh, mina olen selles osas väga excited, lihtsalt huvitav on nüüd näha, et see on väga noor coaching staff. Offensive coordinator on sama vana kui mina ja defensive coordinator on mingi 40 äkki või. Ja siis, aga noh, Weaver on aastaid kaitsekoordinaatorina, et noh, ma arvan, ja noh, Ravensil on nii vaata soliidne foundation. Loomulikult, noh, seal, aga noh, ma lihtsalt tunnen, et Baltimoori osas on hästi suured küsimärgid on umbes see, et kuidas vigastustega on või kuidas, noh, mingid sellised asjad, et noh, kui see tiim mängib soliidselt ja leiab oma hoo üles hooaja teises pooles, schedule ka üks lihtsamaid jällegi, siis ma ei näe mitte mingit põhjust, miks nad ei võiks play-off'is olla ja noh, see on jälle see klassikaline lugu, et kas sa tahad play-off'is minna vastamisi Lamar Jacksoni ja Derrick Henry'ga. Jah, tõsi. Aga siis, Kallaste, pane mulle ka pöörlema järgmine meeskond ka, et siis meil on 3 tükki jäänud veel, et siis saame... Ja, aga receiving core'i peale Flowers, et nagu Bateman on ka alles, aga siis 3. receiver on praegu sul ju Chase Walker. Walker, jah. Chase Walker, kes on mingi 6 catch'iga 4 touchdown'i skoorinud, rohkem tal ei ole. Nii, paneme keerlema, 3 tiimi veel alles. Püsige meiega. Mis meil on? No, sa saad ühe oma Tampa Bay Buccaneers, Ülar. Oh, jumal küll, noh. Okay, let's go. Kuidas saab Tampa Bay Buccaneers play-off'i? Baker Mayfield, il on contract year, ta ütles välja, et kui ta ei saa lepingu pikendust enne training campi, siis ta ei ole nõus tegema lepingu pikendust, et ta ei ole rohkem nõus arutama seda, aga usume, kui ta viskavad rahapataks sul lau peal, ma arvan, ta arutab küll, ei tea. Aga ehk siis tal on chip on the shoulder, loodetavasti mõlemad ülad terved, ei pea 2 preisiga mängima ja selle talendiga tegelikult ründetalenti seal meeskonnas on, ründeliin on jumala okei. Paki Irvingu õlad on ka loodetavasti terved, et Kallaste õnneks praegu ei kuule, et Kallaste mängib oma väikse kiisuga, aga Paki Irving on elus loodetavasti, sest et see on Kallastega fantasy koha pealt kõige tähtsam küsimus. Et see ründes on paigas, kaitses on sul Ruben Payne Jr., kes teeb siis rookie NFL-i rekordi see aasta, säkkides, mis on 14,5 on Javon Kersey käes aastast 99, Tennessee Titansi defensive end on ja. Ruben Payne'il on kõige suuremad chipid üldse õlgada, kui me räägime, et nagu chipid on õlgada, siis Baker Mayfieldil on kindlasti chip on the shoulder on ja. Ruben Payne'il on mingi 8 kilo seda õlgade peal ja ta saab seda kõik ära kasutada enda motivatsiooniks, et nii kaua kui Todd Bowles midagi tuks ei keera, siis see meeskond võidab selle divisioni ja läheb play-off'i on ja. Aga see Pädreni küsimus on ka päris suur on ja. Jah, kõik. Rohkem pole vaja teadagi. Paki Irvingu, kui Paki Irving olemas on, siis see on väga ohtlik tiim rünnakule Meka ja Pukaga. Ja kui ta terve ka on, vaata, et ta saab mängida niimoodi, nagu ta tahab mängida, sest see ülavigastus jooksjana ei ole kõige mugavam asi, sest et sa kasutad õlgu, et edasi joosta põhimõtteliselt liikuda. No me oleme sellest nagu rääkinud nii palju, aga see mingi injury timeline on ka, et ta tuleb tagasi kunagi. Okay. Kunagi, jah. Okay. Et, aga ja üks lootus, mida sa pead ikkagi ka lootma, üks asi, mida sa pead lootma, on see Meka ja Puka, see hooaja lõpp ei olnud nagu, oli pigem see, et ta jõudis rookie-voolile, et ta lihtsalt juhtum. Tal oli muidugi ohtralt vigastusi ka ja ta tuli vist tagasi vaata mingilt hamstringilt kiiremini, kui võib-olla oleks pidanud, kuna tiimil oli võimalust, et Mike Evansi minemine kindlasti avab midagi ja Godwin on ka, kes ta on praeguses seisus, et ma arvan jah, et Puka saab väga palju hype enne fantasy drafti kohe kindlasti. Ja need offside catch'ini käivad. Ma arvan, et see Puka olukord on veits ka sellega, et tundus, et nagu Baker oli ka hooaja lõpupoole suht banged up ikkagi, et ma arvan, et kui Baker on terve, siis Puka mängib ka ikkagi sellel tasel, mida näitis esimestel nädalatel. Jah, aga muidu meeskonnas nagu talenti tegelikult on
et siin on mõned meeskond nagu Kalaya Kansi peab nagu lõpuks midagi tegema 4 aasta NFL-is D-tackli peal on ju Vita Veia kõrval ideaalne mängija, aga tüüpi mängija, eks me näe. Rukkidena ka ju, sul on Ted Hurst tuleb rukkina sisse receiver'ina on ju, sul on Macmillan ka on ju olemas, Jalen Macmillan, kes mängis kohati väga hästi eelmine aasta, nüüd ongi, kes asendab Mike Evansit seal rollis. Aga siis anname järgmise Hendrikule siis viimase meeskonna Kallaste. Jan tuleb varsti tagasi ehk. Tundub, et Janil kõigub veidi internet, jah. Siin on 2 tiimi jäänud jah, kes on üsna kerge on optimistlik olla. Hendrik peab olema optimistlik Minnesota Vikingsi osas. Ei saagi divisioni rivaali, jah. No Vikingsi puhul jah, ma arvan, et põhiküsimus on see quarterbacki kohta on ju. Et Kyler Murray on sul nüüd kohale toodud on ju. JJ9 McCarthy, ma arvan, jääb pingipoisiks sel aastal. Et mina olen küll nagu üsna nagu optimistlik Kyler Murray suhtes ja ma arvan, et see on seepärast, et just, kes tema receiver'id on. Et tal on ju Jefferson, tal on Addison ja tal on ka Jennings, kes tuli 49ersist. Siis tight end, neil peaks ikkagi olema see Hawkinson on ju, kes on vist ei ole nagu päris see, mis ta mingi hetk nagu oma karjääris Lionsiga oli, aga ikkagi selline soliidne vet player on ju. Võib-olla nagu rünnaku puhul ongi nagu see küsimärk on minu jaoks running back olukord, et seal on üks igivana Aaron Jones ja Jordan Mason, kes on ka justkui nagu iga aasta mõtled, et et tema on see breakout mängija, aga nagu alati on midagi puudu. Et nüüd võiks nagu see breakout lõpuks tal ära tulla, Aaron Jones saab aeg-ajalt olla seal mingi short yard olukordades on ju. Et ma tundub, et see oleks nagu hea siuke duo, mis aitaks nagu mänge võita ja kaitsest peab lihtsalt nii palju ütlema, et see on Brian Florence'i kaitse on ju. Et nagu Flores on tegelikult näidanud seda aastaid, et vahet ei ole, kes tal on kasutada, ta alati vormib mingi nagu hea kaitse välja, isegi kui need jubedad Dolphinsi tiimid olid, vaata, mis võitsid Ryan Fitzpatrickuga mingi 4 mängu on ju, isegi siis tegelikult kaitse neil mängis nagu päris decent tasemel ja seal ei olnud nagu mingid suuri nimesid on ju. Et nagu ma arvan, et nagu Vikingsi, mis nagu takistab Vikingsi play-off'i saamast kõige rohkem ongi nagu see division, milles nad mängivad. Et nagu kui sa paneksid Vikingsi, ma ei tea, AFC South'i või midagi, siis nad oleksid suht selline selge favoriit tiitlile, aga kuna nende kaaslased on Bears, Lions ja Packers, siis nagu mina näengi seda nagu kõige suurema nagu takistusena, et nagu tegelikult meeskond ise on okei, peatreener mulle väga meeldib ja ma arvan, et nagu Vikingsil ei tohiks olla raske nagu see over-under 8,5, nagu tegelikult ei tohiks olla raske seda ületada ju. Ei tohiks, küsimus teile. Kas te teate, kas James Pierre on? See Pittsburghi cornerback, kes mängib väga hästi. Või nüüd on Minnesotas. Jah. Polnud õrnaimegi, kes see vend on. Suurepärane signing. Pepi number 2 oli eelmine aasta. Suurepärane signing Brian Flores. Vihkasin. Oli jah. There we go. Nimed. Aga Vikings, minu arust see Brian Flores, Kyler Murray on selgelt kõige suurem teema sel off-seasonil olnud ja terve seasoni peale ka, aga lihtsalt see, et see kaitse püsis jälle koos, sest iga aasta on Vikingsil see, et nüüd Flores läheb, et mis me edasi teeme, Flores ikka ei lähe ära, eks, et tal kõik need mis iganes põhjused on, et Vikings ka pigem just see divisioni pildis, Minnesota on kedagi, keda nagu kindlasti vaadata eriti esimestel nädaladel, et kas Kyler on see, kes me nagu arvame, et ta võiks olla ja kui see nii on, siis kas Minnesota võib kerkida divisioni, ma ei tea, mingi 4. ootsilt üldse esimeseks, kui nad esimese paari nädalaga kõik asjad toimivad ja siis muidugi kas Kyler pärast GTA 6 välja tulekut edasi mängib sama hästi, see on suurem küsimus. Kas Kyler suure tõenäosusega võidab selle competitioni, see tundub, et on võidetud juba. See on võidetud juba vist, ma arvan, kes iganes sinna oleks tulnud, oleks juba võidetud selle. Aga neil on huvitav quarterbacki situatsioon selle koha pealt, et kas te arvate, et JJ McCarthy on üldse meeskonnas week 1 või? Ta ei ole active või selles mõttes ta ei ole backup Carson Wentz on. Ja Carson Wentz on, neil on ka ju see noorkuit, kes eelmine aasta mängis, vaata rookie ka ju see Prosper Prosper, jah, sul on lihtsalt teda hoida 3. Ta mängis küll, jah. Ja ta mängis küll, jah. See oli ju see Seattle'i mäng, vaata, kus oli, et kuule Prosper, vaata, et äkki ta mingi eelmine nädal mängis suht hästi, vaata, et kuule, et Max Prosper viskas underhand, kellelegi Big Sixi mingi 90 jardi peal, mõtlesin, ta Jop. Aga kui JJ McCarthy, mis mingi meeskond võtab ta, võib-olla isegi treidib, aga Waiveris võetakse kindlasti üles. Kindlasti. Talenti vaatab või potentsiaali. First round pick ikkagi, see mõttes, ta oli Michigani quarterback, Ma arvan, et ta saaks mingi 5. 6. raundi piki ikka veel tema eest äkki.
nagu Äkki, jah. midagi saada ilmselt . või swapi või midagi sellist . mingi Jah, jah, jah. Miami või kes iganes , Miami võttis Zach Wilsoni vaata sisse ükskord . okei , aga pane siis pöörlema Kallaste viimane mees . Ma juba panin. Viimane. juba panin , Jan saab siis Washington Commandersi . jah , ma pean nüüd korraks sellest , mul tuli see jõulude mäng , kus Max Prosmer võitis Lionsit , tuli korraks silma tehtud , ma pean sellest ära tulema . oi , see oli tore . Washington Commanders . no me räägime siin nüüd tiimist , kes 2 aastat tagasi oli 1 mängu kaugusel Superbowlist . selles mõttes , et me teame , mis selle tiimi lagi on . sul on Jaden Daniels , kes oli eelmine aasta vigastatud ja üle-eelmine aasta tundus nagu järgmine superstaar , järgmine liiga nägu , järgmine Lamar , mis iganes kõik need võrdlused olid . sul on front seven teoorias parem , sa tõid Ove sisse Baltimooris suure raha eest , on ju . sa tõid Sonny Stylesi draftis endale , kes oli paljude arvates parim mängija üldse , peale võib-olla Laabi . et noh , sa tõid endale nagu kaitseliidri , kes peab seal kohe muudatusi tegema , sest et Washington tegi ju siis seda , et peale seda , kui neil see hea run oli , siis nad investeerisid väga palju veteranidesse , tõid vanu mängijaid sisse , on ju , isegi see Danielse esimene aasta nad ümbritsesid teda veteranidega . ja siis see läks kuidagi palju paremini , nad tegid teisel aastal seda palju paremini kui eeldasid , tegid teisel aastal ka seda ja siis see tiim kuidagi lagunes koost ära , nad olid vigastatud , nad underperform isid , Daniels oli vigastatud ja kõike muud , et tegelikult nagu nad tegid sellise natukene riskantse , nad on nüüd seal sellises nagu veidrus kohas , et nad peaksid justkui nagu värskenduskuuri tegema , samas nad on nagu piisavalt head , et contendida selle play-off'i koha peale ja ma arvan , see on väga reaalne , et nad saavad play-off'i . aga su ümber on natukene vana ja selline lihtsalt kuidagi , sa vaatad seda rosterit , siis sa oled nagu natukene , et noh , Terry McLaurin ei ole päris see , mis ta oli , on ju . Traylon Burks , noh , tal see mõni hea catch oli , on ju . Van Jefferson on hetkel starter receiver'i peal , mis ma olen õigesti või . et jah , nagu selline kuidagi , et võiks natukene parem olla igalt poolt , noh , Luke McCaffrey äkki näitab midagi , on ju . Chico Congo on tegelikult tore tight end seal , Ben Sinnot , Kaarel Leeton kuskil aktiveerus praegu . et ja noh , Laramie Tunsil , noh , kõik nad on sellised , Sam Cosmi on ju ka , ta vist nüüd on terve ka ju . peaks olema , et noh , tegelikult nagu kõik on sellised keskmisest natukene paremad mängijad , aga nagu seda kõrget lage võib-olla ei ole , aga ma näen täitsa vabalt , et kui nad Jake Moodist lahti saavad , siis nad võiksid play-off'i koha peale nagu contendida . ma tean , et Hendrikule kindlasti meeldib see Rashad White'i sissetoomine ka , minu arust ka hästi siuke nagu soliidne back , kes nagu oskab kõike teha , minu arust oli väga underrated tegelikult Tampa Bay's , sellepärast kõik tahtsid , et keegi teine mängiks seal , aga tegelikult White sai alati snappe , sest ta teeb kõike hästi . Kallaste tahtis , et keegi teine mängiks seal . no tundus , et Tampa Bay tahtis ka , aga lihtsalt Rashad tegi oma töö ära , et minu arust ta nagu toob seda stabiilsust eelmine aasta , vaata usuti sellesse Bill Crosby Meritisse ja no sealt läbi mingi Chris Rodriguez , see paneb hullu sellest , noh , nad ei ole need tüübid ju vaata ja siis ongi see , et Rashad , noh mitte , et Rashad White oleks nüüd Saquon Barkley , aga nad oskab püüda , ta oskab blokkida , ta oskab joosta , kui seda nagu koridor on . ma arvan , et White võib ka nagu stabiliseerida seda rünnakut , aga jah , tõesti see receiver'i küsimus natukene , et noh , sinna eks heaks Brandon Ayuk libistada vahele küll , aga noh , jah , kes teab , mis ta teeb . Ayuk selles mõttes sobib sinna tiimi , et on täpselt nagu mingi Traylon Burksid ja Van Jeffersonid nagu minu see , võib-olla ma olen lihtsalt väga skeptiline tema osas ka , aga nagu sest see on täpselt noh jah , mine püüa paar palli nagu . ma unustasin ära , et Frankie Louvu on ju see , kes Sonny Stylesile õpetab põhimõtteliselt linebackeri peal , see on päris hea kombo nagu , see on väga hea kombo . räägin siis front seven on jah , Javon Kinlaw on ju seal ka , tõid suure raha eest sisse , noh , ta ei ole enam hea , aga et Jasoni tõid ka sisse , vaata päris odavad , kes mängis nagu üllatavalt hästi Patriotsis , kuigi noh , kas ta suudab jätkata ka selles või who knows . Owe nagu designated pass rush või tegelikult Owe mängib nagu third down'i ka või kõik , et ta on ka nagu huvitav jah , et ta sai võib-olla natuke rohkem , see leping oli hästi team friendly , et noh , et ta sai suure . tegelikult oli ja see garanteeritud ei olnud väga palju . täitsa okei leping , et jah , Odafel noh , potentsiaali on ju noh , olla väga hea , et lihtsalt jah , Sonny Styles ja Odafe Owe kõrvuti on võib-olla kõige atleetlikum paar üldse NFL-is . ja kui Sonny Styles ei toimi seal , siis on pane pass rush'i , ta oskab seda ka teha tegelikult nagu , et Ohio-State'i kutid kõik teevad seda , on ju . aga saimegi siis kõik 18 meeskonda läbi käidud , lebo 2 tundi , pole paha , 1,5 tundi sellele , mis on tegelikult päris vinge , sest et noh ,
järgmine kord, kui me NFL-ist räägime, on juba esimene season preview, et siis ja selleks tuleb meil on 2 valikut, vaatame, kumma me esimesena paneme välja, vaatame. Aga üks tuleb kindlasti stuudios siuke lahe suur, et seda saate kindlasti kuulata. Ja kui tahate tulla enne NFL-i hooaega korra veeta aega Eesti Ameerika footibändidega, siis oleme 25. juulil Harjumaal, Ämari kandis. On siis Cover 3 suvepäevad, et koha peal on mitu huvitavat mängu, olevad loos ja huvitavad auhinnad ja siis näeme seal, kui ei näe seal, siis võib-olla näeme season preview'des, kui ei näe seal, siis näeme võib-olla watch partides, mille announcement tuleb ka varsti välja, et saame nendest ka rääkida täpsemalt, et mis me teeme siis NFL hooajal, sest et nagu varasemalt öeldud, vähem kui 6 aja pärast on esimene NFL-i mäng, järgmine nädal juba esimesed meeskonnad hakkavad training campi minema oma rukkidega, et see NFL-i hurrara hakkab augustikuus pihta, kui kõikide fännid näevad oma meeskonda läbi väga roosiliste klaaside ja me just vaatasime 18 halvimat meeskonda eelmise aasta põhjal, vaatasime nende meeskonnale otsa läbi väga roosiliste klaaside ja kõik, mõnedega ikka väga raske, aga suuremas on okei. Et ütlen siia lõppu veel ühe asja, et suvepäevade kohta, et kui keegi kardab veel, siis nimesid nimetamata allikad räägivad, et eelmine aasta üks inimene võitis seal 24 õlu ära joomisest Jamar Chase'i särgi, nii et tasub tulla. Jah, oli tõesti. Jop, ja meil on väga palju huvitavaid särke seal ka olemas, ainulaadseid on tulemas sinna ka, et vaatame, 24 õlut ei ole nii palju ja päris palju hotdog'e tuleb ka ära süüa, võib-olla. Aga kõigile, tänks kuulamast, tänks kutid ja näeme siis augusti alguses NFL-i teemadel. Okei, tšau. Tšau. Tšau.